No nii, tervist, kallis kuulaja-vaataja. On 11 juuli ja on aeg rääkida võitlusspordi jutte. Oleme ProGeari stuudios ja kohad sisse on võtnud MMA võitleja, blogger ja äsja papsiks saanud Michael Astur. Tervist, palju õnne veel kord. Aitäh. Üks pall väravas. Üks pall väravas. 10 veel. Ja minu paremal käel asja armastaja vabal ajal projekti juht Tanel Viik, tervist. Tervist. Täna prill ees. Meditsiinilistel põhjustel, ma ei ole nohkar tegelikult. Väga hea. Müts ja prill. Tegime eelmine episood siis enda YouTube'i viimasele osale siis üleskutse, et toimumas on ju suur turniir Euro 2024, et pange kommentaaridesse võitja ja top skoorer. Üllataval kombel päris palju tuli kommentaare, nii et aitäh teile kõikidele, kes seda juba teinud on. Oleme jõudnud siis finaali lävele, mis toimub pühapäeval, kus siis vastamisi lähevad Hispaania ja Inglismaa. Mis arvate asjast siis? No ma olen Inglismaaga algusest peale purjetanud sinna. Kohutav alagrupp oli. Midagi head selle olnud. Seal veerandfinaalid, poolfinaalid, kõik asjad on suht hädised olnud. 2 korda lisaajale mindud, aga võidud loevad ja finaalis nad on. Nojah, turniiris lõpuks loeb see nii-öelda nagu faidis ka, et kelle käsi tõstetakse, et see läheb õnnelikumana riietusruumi. Eile oli Hispaania on ikka ägedam olnud, äkki ikkagi panevad ära. No aga samas võtame eile Inglismaa ikkagi suutis välja. Minu just oli esimene Inglismaa mäng, mis oli nagu siukene nagu lõbus mäng. Et ikkagi suutsid seal tõesti teha isegi midagi ägedat nagu. Ma olen näinud korduvalt, tooge Cole Palmer, Chelsea mees mängu ja hakkab toimuma. Ja näed, ja Cole Palmer tuleb, hakkab midagi toimuma mängus. Southgate lihtsalt on nii kinni oma mingites, ma ei tea, asjades, et ta ei suuda teha vahetusi, ta ei suuda tuua mitte mingeid muutusi väga, et lõpuks seal tõi midagi sisse ja kohe toimus vahetus. No see ju läks küll tema nagu sinna rinnataskusse, et selle movie tegi, et võttis Keini essad korda välja. Ja tuli siis Watkins, kes pani viimasel minutil posti kõrvale. No ideaalne, noh. Kas ta alagrupis käinud korra seal ka mingid minutid? Minu meelest oli esimene. Selle alagrupis oli Tony ja keegi veel. Aga ei, väga lahe. Vaatame korra kiirelt siis sinna tabelile otsa, kes meil siis ennustanud on, et meil on siin mitmeid näitajaid. Et kui sa paned täppi nii võitja kui ka topskooreri, siis sa saad nagu esimese koha. Kui sa paned täppi topskooreri, saad teise koha ja kui sa paned täppi siis lihtsalt võitja, saad 3. koha. Et selline see seis on siin, et ainuke mees või naine, ma ei tea, Rust Out Records on siis pannud Inglismaa ja Harry Kane, et tal on siis kõige suuremad võimalused tulla esimeseks. Et ainuke põhimõtteliselt. Ja Michael ütles ka, aga ma ei osale loosis. Jah, lihtsalt võitja võimalus siis on seal, ma hakka kõik ette nimetama, et te näete neid. Ja siis topskoori võimalus on siis ka mitmel inimesel, siis see on sellisel juhul, kui Kane ja Olmo skoor jääb samaks, et nad finaalis ei löö, aga mõlemad on ikkagi viimasel ajal head nagu minekut näidanud. No Olmo lõi ju poolfinaalis ka, nii et minek on hea. Ja veerandfinaal. No näed, aga Kakvoga on läbi, on ju, Gruusia poisiga on läbi, Musiala on läbi. Olmo lõi veerandfinaalis ja poolfinaalis. No näed, siis sõit on sees vennal. Sõit on sees, jah. Palju sellel on? Lamallil huvitav on? See oli Essa, ta oli assiste andnud, et ja tal ju ka vist Euroopa meistrivõistluste esimene värav, loogiline, ta on 16 aastane. Mul tuleb kohe see Ussiku see video meelde, kuidas kuradi papp sind vaatab, kui... Ja, kui öeldakse jälle Lavalli nimi. Et 16 aastane, mis ma sellel ajal tegin. Ja need pildid on ka 6 aastaselt Lamal EM-i mängib ja siis 6 aastaselt mina mängin Warzone'i ja siuksed asjad. Või käin tobi tegemas kuskil jõe ääres. Ühesõnaga, finaalis Hispaania, Inglismaa, pühapäeval see toimub. Mis sa ütled siis? Kes võidab? Ma olen algusest peale vaadanud seda turniiri selliselt, et tahan näha midagi ägedat, tahan näha ilusaid väravaid, tahan näha kõvasi mänge. Ja Hispaania on mulle jätnud nagu sümpaatsema mulje selles nagu üldpildis. Et
kas ma nüüd tahan, et Hispaania võidaks, aga no ma arvan, nad vääriksid võib-olla rohkem minu arvates. Aga noh, eks näha ole. Äge sats on ja mulle just meeldis see, et poolfinaalis Prantsusmaa vastu sa oled 2-1 peal, see ei ole mingi turvaline seis. Mehed lihtsalt võtavad rahulikult tempo alla, hoiavad palli ja nagu ei mingit paanikat, et selles suhtes väga hästi suudavad nagu mängu muutuse luua tempo mõttes, et kui vaja, lähevad jõhkralt pressi, kui vaja, võtavad lihtsalt palli, hoiavad ja las see teine mees jookseb seal, et põnev. Üldpildis on nagu see turniir natuke pettumus olnud mulle, et hästi võrdseks on läinud muidugi. No, et ma ei tea, ma ise ootan juba olümpiat, et Kossu turniiri vaadata, et jalkast on juba kopp ees veits. jah, no ootame siis ägedat finaali. Korra räägiks Varrist ka, et see ju tekitas palju kõneainet, et siin valel ajal pannakse mingeid asju stoppi ja ma ei tea, mis veel, aga ma ei tea, mina ütlen lihtsalt selle peale seda, et kui televaataja vaatab jalkat, talle näidatakse korduseid ja tema ütleb seal, et oli ju viga või oli suluseis või oli see ja teine, siis tegelikult täna, kui Varr on, see on läinud ka üsna kiireks, siis tänu sellele on mäng ausam. Teed tahad või ei tahana? Mind nagu häirib see, et natukene nagu võetud see kohtunike nagu väljakohtunikus nagu otsustusvõime ära natuke nagu, et kui lüüakse vära, siis põhimõtteliselt kõik mängijad tahavad seisa vaadata umbes, kas oli. Kas luges või mitte, see on nagu see debiilne asi minu arust, et kui on vära, siis kõik jäävad seisma, siis läheb veits nagu oli vära, siis täistada. See on nagu see nagu loll osa. Muidu jah, nagu kaob ära lõpuks see nagu, kas oli või ma ei tea, mingi aasta mäletan ka, kui Inglismaa mängis Saksamaaga, minu Frank Lampard lõi latist, põrkas sisse, põrkas välja. Tegelikult oli pall sees. No täna see goal line technology on juba ammu. See siuke ebaõigus on kadunud, see on nagu hea. Aga muidu see jah, see värava löömis. Jah, ütleme need, ma ei tea, varbaga suluseisus olemised, aga samas nagu see on reegel. Kui on, kui on, see on, asi on aus. Jah, mis sa siis teha saad? Hispaanial oli keegi seal käega ju, miks seda Varr ära ei võtnud? Jõhkar joonte joonistamine käib kogu aeg. No see Kukurella käsi on tegelikult minu arust üks nagu müstilisemaid asju, et selles mõttes ju pall oli ju teel väravale ka, et noh, ma ei tea. Ja siis kuskilt aegluubist näidatakse mingit EKG-d, kus rips saab vastu kätt ja tuleb pennu nagu, et see on nagu no veits. Aga noh, samas kuuda selle viima... Jah, ma ei tea. Et noh, vaatame. Igal juhul mina ütlen, et mäng on ausam just selles mõttes nagu televaataja või siis vaataja poole, et nagu tema näeb neid korduseid ja kui tema näeb, siis tal on oma arvamus ja nüüd see nagu on vähemalt nagu reeglite järgi pandud suht strikt nagu. Et jah, jalkaga siis siuksed lood, aga millest me täna räägime? Me räägime sellest, et meie Eesti võitleja Sonja Anderson on siis... Vaat siuke asi. Kiire pikk. 1-2 paps. 1-2 paps, 1-2 mamps. Või mamps, kumb see oli? Mamps. 1-2 laps. Jah, kes sisse suumib, siis lasime väikse mörtsi teha selliselt, et pärast siis sünnitust järgmine päev saatsime paki teele ja tundub, et läks päris hästi nagu suurused õiged ja värgid. Väga vinge. Ja tegime siis enda logost natukene miksi, et 1-2 paps, 1-2 mamps ja 1-2 laps. Et, no see, kus on mikrofon, on lutipudel pandud, väga äge. Ja siit saab paremini vaata ära. Et lutipudel selja taga on ka nagu meie särk on suure logoga, seal on ka lutipudel, nii et väga vinge. Kuule, aga äkki peaks selle märtsi ka poodi üles panema siis. See on väga limitud. Kui Tanel sa ära teed, siis tuleb sulle samasugune. No ei, see on ikka väga kaugel. Ei, aga vinge üllatus oli. Haiglas tõesti tuli järjest pakk linna poolt ja siis tuli veel üks pakk, ma sain üldse midagi aru. Saaksin avama, vaatasin, siuke teema, et see oli küll siuke vinge üllatus, et juba kirjutasin ka meestele seal, saatsin südamed värgid, et aitäh ja tõesti väga vinge üllatus ja. Oota, aga räägi siis, kuidas on olnud? Palju, kui noor su laps on juba? No nüüd on saab pühapa 2 nädalat. Ja see on siis esimene emotsioon? No muidugi. Ilusamaid asju elus. Ma olen öelnud, et ainult UFC tiitel võib-olla läheks samale pulgale. Et tõesti, üks ilus asju elus. Armastus, mida kogeda ainult siis, kui lapse saad, ma arvan. Et naise või naiste vastu tekib teistsugune austus, kui näed selle kogu protsessi läbi. Protsess, mida soovitan kõigil kogeda, et sünnituse kõrval olemine, kõik see on nagu võib-olla karm, aga samas nagu reaalsus. Et see on nagu, minu jaoks oli see nagu mega äge kogemus.
ma olin terve protsess ülielevil, nii et nagu ma tahtsin kaua saada isaks ja ma naudin sajaga, et eks ta ole challenging, nagu ma olen maininud ka, et olen ettevalmistunud samal ajal praegu, eks ta on natuke katsumus, aga sama asja rääkisin ka oma treeneri Aleksei Kurdiniga, et see on teistsugune energia, kui sa enne magasid vähe, see oli tõesti kui uimane pahur, kui nüüd magad vähe, siis ma ei tea, ärkad üles, hops, laps lamab kohe, lähed kallistad, võtad kaistu kohe, musitad teda, paned maha jälle, lähed trenni, tuled tagasi, hoopis siuke teistsugune energia. Koju jõudes saad energiat juurde. Jah, kohe siuke rõõmu tunne. Ma räägin, et praegu on ta ikkagi täiesti pisikene, aga kui nüüd siin hakkavad esimesed naeratused tulema ja mingid esimesed roomamised, see kõik on kogu aeg uued levelid, et see on äge protsess ja nagu mega äge. Ei tõesti, mega. Palju õnne veel kord sulle. Aitäh mehed, aitäh. Nice, nii nüüd räägime siis, see oli väike üllatus, Karl. Nice. Ühesõnaga, teeme täna juttu sellest, et meie Eesti võitleja Sonja Anderson võitleb siis Tais laupäeval. Vastaseks on siis Hong Yok Lek ja fight toimub siis Lumpinee staadiumil, mis on väga äge. Ja laupäeva hommikul Eesti aja kell 6 saab seda vaadata. Aga meie episood tõenäoliselt tuleb välja siis ka laupäeval, aga umbes siis päeval millalgi. Et me paneme enda descriptionisse lingi, kus siis saab seda järgi vaadata, et siis igal juhul palju edu talle. Ta ju oli nüüd, tegelikult pidi juba fightima siin eelmise aasta lõppu, aga sai siis selle dengue viiruse ja siis vahepeal ju käis veel siin Eestis ja nüüd läks nagu aastaks tagasi, et aprillist alates on ta seal olnud, et ja treenib ju PK Sanchai Muay Thai Gymis Bangkokis, see on maailma kuulus gym. Tavan Chai One Champion treenib seal, Brian Chai, kes on One Champion treenib seal, et gym on kõvasi fightereid täis. Esimene siuke kõva challenge kohe, et see Fairtex Fight Promotion jälle. Et see on tegelikult ju kõva organisatsioon, ma olen varem ka näinud seal fight shows, et see on päris kõva ja Lumpini stadiumil kohe esimene fight ja Tais on ju legendaarne. Kindlasti bucket listi värk Tais. Kõva pähka Sonjale, nagu ma aru sain, siis fighter on vastane väga kogenud. Jah, mingi 40 plus fighti. Et siuke kõva challenge talle kohe. Lihtsalt seal kindlasti ei tule. Aga Sonjal tundub oled siuke hea mõnus Tai style. Ja ma olen vaadanud seda, talle vist päris palju pannakse rõhku seal treeningutel ka, et kogu aeg hoitakse lapasi ja selles mõttes, võib-olla see ongi nii, ma ei tea, aga nagu vähemalt nii palju kui videotest oled näinud, siis on ilusti sisse omaks võetud ja saab seal nagu tähelepanu, et ei ole lihtsalt see, et lükka moppi ja küll me tegeleme siis, kui den ja kutuma. Ongi, et lööme lihtsalt 10 middle kickiga su võhma välja ja siis mine lükka moppi kuskil, et saab vist head tähelepanu, jah. Et ühesõnaga paneme lingi descriptionisse, kellel huvi siis elab talle kaasa ja soovime omalt poolt siis palju edu. Seekord teeme pausi siin. Pum! Sportlastena teame, kui tähtis on oma keha eest hoolitseda, valides vaid parimaid ja kvaliteetsemaid tooteid. Remedi Balticu CBD kreemid on meie kindel valik enne ja pärast treeningut. Need soojendavad lihaseid enne pingutust ja pakuvad pärast treeningut jahutavat leevendust. Parim valik erinevate valude ja vigatuste korral. Meie kogemus kinnitab, Remedi tooted on kõige tõusamad. Avasta enda jaoks www.remedibaltic.eu. Pole valu, pole probleemi. Nii, tagasi oleme. Tänases saates siis veel räägime One'ist. Mitu eventi käime kiirelt läbi, ühe natuke kiiremini, teise natuke põhjalikumalt, mis siin viimati oli ja ilmselt oli ka natuke parem event. Siis UFC ja siis ka K1 World Max, mis oli väga huvitav 8-mehe turniir. Nii et hakkame siit vaikselt minema. 22 juuni oli siis UFC Fight Night Saudi Araabia. Et tuld poisid. Jah, selles mõttes, et tulemused on teie ees. Oostamir võttis ära siis Johnny Walkeri, lõi ilusti kummulida. Kui Walker kummul käib, siis alati naljakalt. See oli Fight of the Night ka või? Ei olnud. Või ma ei tea ka isegi, kas oli Fight of the Night. Ma arvan, et Volkov ja Pavlovitš pigem. Võib-olla aga ja see Šarama Komedov, Piraat, jälle väga ilus esitus, järjest tuleb ta läid fight'e peale. No sellega huvitav case, mis ta rekord on juba? Kas 12 või 13-0? Rohkem. Aga sellega huvitav case, ta pidi fightima selle Jolton Lutherbachiga. Ja siis Lutherbach läks UFC-sse ja enne kui fightima jõudis ja sterodega vahele. Ja siis pani postituse ise Instagrami, et kasutasin juice'i
3 kuud enne, ma ei tea, ma teen UFC-ga lepingu ja siis tegi UFC-ga lepingu, jäi vahele ja nüüd UFC kattis ta kohe, nii et sai korra olla UFC-s ja nüüd on juba läinud. Karma will get you. Piraat tahab saada seda Kevin Hollandit juba tegi mingi naljaka asja seal Instas. Veel hullem kui Hamza minu arust see aktsent. Jah, aga ma arvan, et tegelikult selle ikkagi Kevin Holland oleks, ma arvan, veits vara ikka. Ma arvan, et see on liiga vara, kuna ikkagi tal on nii suured puudused. Ma just tahtsin öelda, et mis sa tema stand-upist arvad? Stand-up väga vinga, aga selles, kui sa vaatad seda fightist, ega ta tegelikult nüüd, kui me võtame siin teised strikerid, iga Fisi, Vokiada, Sanja, muidugi Pereira, need on nagu absurdsed tipud ka. Aga minu meelest ta nagu ei olnud midagi nii impressivat nagu, või ma ootasin midagi, lõi seal low kick'e, kalfe hästi, lõpuks leidis, lõpetas aga see vastane, see Trokoli või mis ta Trokoli oli juba 2 raundi täiesti kutu ka, noh. See vend tõmbas viimased hingetõmbed seal, tuikus ringi ja siis lõpuks lõpetas ära ta, aga ei, võit on võit selles mõttes, et vaatame, võib-olla üllatab. 3. raundi TKO. Jah, 3. raundi TKO oli jah. Siis Volkov võitis ühelse otsusega Sergei Pavlovitši. Korralik üllatus, ma arvan, mingi määral. Jah, Pavlovitš üritas siis talle ainult vinnastada mingid haake sisse, aga Volkov distantsi pealt väga hea, et kasutas hästi ära mideleid, mis oli näha, et Pavlovitš väsitasid ära, et ega ta seal teise lõpus, 3. väga enam ei visandki neid haymakereid. Ja Volkovi jääbid muidugi väga jõhkrad. Ja Pavlovitšil oli noss oli sees ja silmad olid kinni ja täitsa katki. Aga vaata, mis tähendab fighter jaoks, kui siin lüüakse nokki. Tom Aspinall lõi Pavlovitši nokki. Kõik julgus, mis oli sisse minna löökidega. Enesekindlus läinud. Oli jah, oli läinud. Volkov lõi ainult jääbi, midagi ikka nullis täielikult ära, et see ongi see, kui fighter löökse nokki, siis kuidas tagasi tuleb sealt ja Pavlovitš ilmselgelt oli väga raske tagasi tulek ja Volkov kindlasti veteran, väga ebameeldiv vastane ta on, pikk. Ongi hea jääbi. Volkovit küsiti ka mingi ränk on jälle nüüd mingi 3 või midagi sükest ja et kõik on seal ju rivis Aspinallid ja kõik tahavad tiitli peale teha. Jah, John Jones istub, rahulikult ootab. Jones, Miocic. Nats piinlik juba. Nagu, ma saan aru, legend ja ta mani ja kõik jutud, aga nagu liiga kaua juba. No lollus on see, et Aspinall peab kaitsema interim tiitlit. See on nagu debiilne veits. Mis mõttes nagu, kuidas kaitsi interim tiitlit? Ta peaks fightima päris tiitlil, mitte kaitsma interim tiitlit. Andku siis Jones see tiitel ära ja tehku siis Stipega interimi peale. See ei ole ju mingi määral aus. Novembris teevad, nüüd on see November 9 on nüüd tiisinud kergelt juba. Jones ja Aspinall. Ei, Jones ja Miocic. Et siis Aspinall teeb nüüd kohe varsti Manchesteris. Jah, sellest me räägime ka kohe varsti lõpus. Aga peamatšis siis Robert Whittaker näitas, et on siiamaani top dog ja lõi Ikram Aliskerovi esimeses raundis KO'sse mees, kellega paljud ei tahtnud teha, sest ta on Dagestani poiss, järgmine suur tulija ta on olnud, päris hirmuäratav, aga Whittaker näitas, et easy work ja seal on ka seda, et Aliskerov tuli viimase hetke fighterina sisse, sest Hamzat jäi haigaks on ja polnud ka see, et Ikram oleks vormist väljas olnud, vaid Ikram oli tegelikult pidi nädal enne fightima, nii et ta oli tippvormis. Ja Whittaker tegi siukse nullimise. Korralik upper oli seal S-roundi KO ja puuri ääres ka veel paar latakat sisse ja Whittaker on siis nüüd back-up fight siis järgmisele middleweight tiitlifightile. Ehk siis Trisses Duplessis versus Israel Adesanya. See on ka täis maius tagasi. Stylebender on näljane tagasi, loodame. Võtab ära seal, siis võtab seda Strickland ette seal järjest ja siis tuleb Shama. Kuigi Shama ütles, et ta vist väga ei keri enam seda kaalu. Ei olnud vist. Seal on pigem see, et teevad light heavyweight'is. Pigem jah. Tiisi tuleb ka üles. Kindlasti on see tulemas, see on siuke money fight, aga see selleks. No jah. Aga mis sellel Chimaevi, mis see haigus on tal, mis tal toimus? Ei tea. Ta oli nagu täitsa mingi tilgutit tal ja mingi haigus. Korral jutt, et isegi võibolla kõik reaalselt, et nagu nii haige, et peale seda vist koroona case oli tal nii räigalt, et ta ei suuda ära taastuda. Nüüd või? No enne kui see üldse oli ja siis sellest ajast saati. Aga ta fightinud vahepeal ju. Ta kui koroona oli, ta oleks peaaegu saba pandud. Siis ta polegi saanud nagu ennast täiesti käima pärast seda. Ta on saanud ennast tippvormi, on neid fight'e, aga tervis ei ole see sama enam. Ja nüüd oli ka, eks seal ma arvan palju asju, ma arvan see kaalukaotus on ikkagi nii retsi, ma just mõtlesingi seda, et sa ikkagi ju kombid oma inimvõimete piire pluss see, et sa tuled päris palju katid ja see kõik. Plus steroidid kindlasti. Ma arvan ka, et seal paugutab. Steroidid kindlasti. Vaata suur ta vahepeal oli. Kui võtame Chichi selle jumala Gordon Ryani on ja ma ei tea, teata see case'i talle ka samamoodi kõht on kogu aeg lappes, mingi trenni teha, ei saa, süüa ei saa.
sama teema noh, ega lõpuks steroidid hakkavad mõjuma ja see ei ole naljaasi, selles mõttes nagu, Side effect. jah, et aga ma arvan sama Hamzatiga, et need mägede poisid on kõik kahtlased. Mina usun, et mägede poisid kõik seal kuskil Dagestani mägedes keegi kätte ei saa, levi seal pole keegi kätte, nad ei saa, teevad oma kuurid ära, jälle ilmuvad välja varsti ja kuskilt. No see ei pruugigi olla see, et mingi anaboolik, et nüüd süstal peppu on ja, vaid see on lihtsalt nende oma mingid tabletid, supplemendid, mida ei teadagi. Vene supplemendid, Vene sportlased on 60-ndast saadik dopingut. Kuule, Ikarus oli puhtalt selle peal, kuidas Venemaa tõmbas kogu olümpiakomitee. Sa oled näinud seda doki või? Ja. Väga kõva julm. Soovitan väga vaadata. Julm. Läbi seinte vahetati seal uriiniproove ja mingi täitsa crazy'd asjad. Alati ollakse dopingküttidest sammuke ees. Lõpuni välja ütlesid, et ei meid ei midagi. Vilemees on elus ikka või see, kes Venemaalt ära toodib. Ta on vist USA kaitse all või? Ja, ta on ma arvan, et tal on hästi. Ma arvan, et tal on hästi. Kuulnud ei ole, et... No ega kõik läheb kuhugi kaitse alla. Vaata, kus Snowden avalikustas on Venemaa kaitse all nüüd on ju, noh. Nii käibki see asi, noh. Kõik on kus see kaitse all. Snitches. Nii, sellest kõik. Snitches kanna snitch. Ehk siis, lähme edasi. 28 juuni, One Friday Fights, 68. Et minu suurim küsimärk oli see, et Superlek teeb lambist, kuigi ta on peldi omanik siin vahepeal mingi suvafaidi. No ainuke hea põhjus sellel on see, et tal ei jääks liiga suur vahe Hagertiga. Samas Hagerti tegi temast veel rohkem aega tagasi. No just. Et ma ei tea. Veider, mõtli see One'i süsteem, neid taikaid hoitakse seal nii räigelt, et keegi tegelikult, kes see vastaniga on? Nagu jälle mingi, mida suvad on hea fighter, ilmselt ta tegi ju, läks 3 raundi Superlekiga, kõik hea, aga tegelikult ei keegi täitsa nagu veider fight. Minu jaoks ka nagu, et sa oled peldi omanik ja sa teed lambist kohu main eventi kuskil. Et nagu... Ja tegelikult sul on super fight paigas juba Hagertiga, kõik on paika pandud juba, Denveris vist oli on ju. Noh, sul on paika pandud kõik juba ja siis sa lampid, et mingi Friday Fightsil teed fighti. Ei saagi aru nagu. Nagu suht, mis selle fighti mõte oli, nagu ei saa aru. Aga mis selle kaardil minu jaoks oli kindlasti veel põnev oli, Shadow tõmbas kotti Jimmy Vienno'le. Jimmy Vienno siis väga-väga nimekas tai-boksija on. IFMA mitmekordne maailmameister, Euroopa meister, kõik mis võimalik. Aga jah, Jimmy Vienno oli puhtalt näha seda, et nii nagu jälle mitteaktiivne fightis Petš Pomorkatiga tiitli peale, siis kaotas napi otsuse, siis oli pikalt väljas, siis tegi ühe fighti Niklas Larseni vastu, võitis ja nüüd on 2 fighti järjest kotti saanud, et nii vähe fightib, kas on nii suur superstart, ei vaja enam fightimist või ei tea mis. Mis kaas on? 70 kilo. 70 kilo ja nüüd see kotti, eks siis ole näha, millal tagasi tuleb uuesti. Teine põnev fight oli Alaverdi Ramazanov versus Petš. Ramazanov sai korralikult kelku, korralikult. Samuti oli Ramazanov. See ei ole see Petš, keda ma... Ei ole, see ei ole Glory Petš. See on Petš, ta on mis asja, kus see seal all üldse? Endine Bantamweight'i champion, ehk siis tema tiitel on Hagerti käes praegu. Et ta jäi ka steroididega vahele. Ja tema vabandus oli see, et ta oli... valet liha jälle. Ta oli aus. Ta oli Friday Fight'e vaatamas, tuldi dopinguproovidega, ta ütles, et what the fuck, te võite mind testida siis, kui mul ei ole fighti paigas. Ja siis ütles, et ma teengi, et kõik teevad. Ma panen kasvukat, et parandada vigastusi, tõi kõik paberid välja ja ütleski, et jah, okei, et ma panin kasvukat, et saada terveks ja siis istus väljas paar kuud ja nüüd on tagasi. 2 kuud või? Ma isegi tea, kaua ta väljas oli austes. Ikka mõnda aega oli väljas ja nüüd tegigi Alaverdiga ja Alaverdi oli ka pikalt väljas, sellepärast, et ta hüppas peale Hagerti versus Felipe Lobo, hüppas ringi ja hakkas välja kutsuma ja Ivan andis talle 6-kuulise keelu. Nii et tema tegi ka üle pika fighti, sai kelku. Nii et eks on näha, mis temaga tal ka pole väga hästi läinud minu meelest. Ja siis mainiks ära veel Kiamran Nabati, venelase. Tõmbas korralikult nokki Suabläki. Vasakaagiga, jah. Ja sai ka One'i lepingu endale. Nabati on siis... 70 000. 100,000. See on alati nii haip seal. Nabati on ka 18-0 ja nüüd 19-0 rekordiga
endine Fair Fight Promotion Venemaa champion. Et päris suur staar ta Venemaal on ja nüüd on saanud One'i ja nüüd on leping käes, et kindlasti fighter, kellest on palju oodata. Noh, main eventist ka siis korra. Jah, Brian Chai võttis siis John DiBellalt ära ka kickboxi tiitli, nüüd on ta double sport champion siis One'is. Väga napp fight. Boss ütles, et tema arvas, et John võitis DiBella. Mina ka. Klintsis ka liiga palju. No esimesed 3 raundi olid minust DiBellale ja siis 4-5, mis on championships round. Võib-olla nagu, ma ei tea, DiBella veits kaotas oma distantsi ära. Ta nagu esimesed 3 raundi mängis hästi. Oli nagu distantsil, noppis punkte, tuli eest, oli siuke nagu hästi liikuv. Ja siis 4. raundis, ma ei tea, kas reaalselt nagu võhm sai nii otsa, aga ta jäi kogu aeg nagu lähidistantsi pocketisse ja seal hakkas nagu palju vastu võtma Brian Chai, siis tõmbas ikka sammuga vasakut põlvedele mingi 4-5 korda järjest niimoodi, et sealt läks ka veel rütm käest aga noh, ma ei tea, esimesed 3 raundi võttis ära, 4. 5. võttis taikas ära ja anti talle tiitel, et ja nüüd on 2 kommentaaridest vaatasin, mis siis One üles pani selle, kus siis võite announce iti, et seal olid kõik, et Roberi, et mis teie arvate siis? No mina ütlen, see on 2 sükest veider tiitli fighti otsustanud olnud. Üks oli siis Joe Nadavat versus Tavanchai ja nüüd oli siis see, et jällegi nagu üli napp see on. Väiksed kaalud, nii tihe andmine käib nagu õmblusmasinad, vaata, see on suht nagu raske niidi. Peaks hakkama istuma reaalselt maha, hakkama lugema punkte, aga... Nojah, Nadavuti ja selle Tavanchai fightis oligi see, et ei olnud nagu nii selget domineerimist. Ja nagu aga ma mõtlen, eks see kõik ole veist taikatele suunatud ka, aga võib-olla tuleb rematchis. Aus oleks. Joe Nadavati ja Tavanchaiga tehakse rematch, nii et... Ja, see tuleb ju samale kaardile siis Agerti ja Denveriga, kuna Joe Nadavat elab ja treenib Denveris, siis sellepärast viiakse sinna. Ja seal kindlasti ju hakkab mõjuma kõrgmäestik õhk ka ju. Meil on vaja seda Denveri trippi teha ikka. Jah, hea kardiotrenn on seal. Kõva. Tahaks proovida. Või nagu saada seda efekti, mismoodi see tunne on, vaata. Et sa oledki mägedes ja apniku tase on täiesti teine. Ma Uus-Meremaal sain mingi 3000 midagi pluss rodid üles, siis oli ikka külm ja käre. Kohe. Klappi kinni. Sa natuke peale ainult. Aitäh. Siis selle One'iga tõmbame kokku. 30 juuni oli siis UFC 303. Shama. Et Shama, see ikka... See mees ei väsine. Ei väsi. Kuule, Shama on ise goat minu arust üldse juba. Mis see John Jones pani üldse stero seal vahepeale värki. Shama on kõik puhtalt. Aga enne kui Shama läheme, me tahaks prelimmisest tuua korra välja selle Talbot versus prantslane. Shemuri või mis ta on. Kui ma ei tea, ta näitas Talboti fighti, ta lõi 19 sekiga nokki vastase. Ta tuli nüüd Contender Seriesist ja ta on väga impressive Kurjuse kannul. Kurjuse kannul. Tuleb sealt. Ei, kuri poiss. Contender liigist. Ja küüned värvitud mingi auguline võre maika selja. Ülivarn näeb välja, aga jõhker fighter. Korrat oli mingi koerte kutsikatega mingi see särk oli, siis küsiti, miks sul siuke särk on? I'm a dog. Ma ei tahtsin kelleks ta pronounsib ennast. Jaa, vaat see pronouns, jah. Teid on mitu. Aga lähme alt poolt. MVP ja Gary. No minu meelest Gary poolt ideaalne otsus, nagu minna maadlema. Kui sa oled nii üle, nagu MVP-l oli ilmselgelt näha, et seal oli nagu konkreetsed puudused ikka nagu kuidas backist välja tulla. No. Tule küsi, ma räägin sulle, kuidas teha ära. Ma olin kaua. Näitad seda ühte raundi. Kaitse lihtsalt kaela, mängid lolli seal. Et tegelikult jah, selles mõttes, et ta püsti oli, ta ilmselgelt on ikka üks ebamugavama. No see nii on nagu ortodoks või nagu siuke teeb mingid täiesti see, kuidas ta lõikab nagu meetrise või 1,5 meetrise distantsi ära ühe liigutusega, tabab sul seal mingi overhandi lõuga, see on ikka päris muljetavaldav. Aga jah, ma ütlen, et minu meelest Gary tegi väga õige otsuse. Oli näha, et Brasiilias ta treenib Charles The Bronx Oliveira ja tiimis ja on näha, et seal on kõva areng tulnud ikka Tšitsis. Aga see sai ka palju heiti ju see fight nagu veits, et umbes kas oli nüüd nagu nii ja kas oli naa. No see on pigem MMA võhikute heit see ikkagi selles mõttes. See oli full MMA fight ju. Kõik ootavad mängimist.
et No, striking jah. battle, aga see on ju loogiline, ma ütlen, Gary tundis kohe ära seal, ma arvan sekunditega, et seal kiiruse vahe on nii Oota, aga räige. Gary ütles, et ta läheb nüüd peldi peale või? ei. Ta ütles küll, et pange mind back-up'iks. Pange mind minu arust back-up'iks Leon edasi. Post-fight seal pressikonverentsil midagi seal. Minu meelest ka. Nüüd võiks küll kolbiga teha, ma tahaks seda pressikat nii väga näha. Oi. Kas Ian Gary ilmub kohale pressikale või? Jaa, seda võib ka olla. Et noh, seal ikkagi ma ei usu, et tuleb kolbi juttu ära kuulata oma naise kohta ja kõige kohta. Kolbi pole pärast Masvidali ka kedagi võitnud mingi 5 aastat, aga talle ikka antakse neid mingid seal top 3 fight'e, et ta peaks nüüd Captain America noorega, kes alt tuleb äkki tegema. Maksab naised kinni, et sõidab tal videol ja et ei jah, kindlasti, see ei peaks olema fight, need järgmised teadlased, et minu arust kolbi ikka on top 5 või? Vist on. Muidugi on, see on teine lemmik poisusel üks No. lemmik. No, ta on USA turg. USA turg, jah. Aga edasi, naiste fight siis teises raundis, TKO. seal ma tegin süüa. olin köögis sellel ajal. ei, tegelikult jah, lõppes siis teise raundi TKO-ga. Macy Jason tõmbas siis inetu elbo maas, mis kattis siis Mayra Bueno Silva. Ja katt oli nii sügav, et seal ei saanudki jätkata ja täpselt silma üleval oli ka, et jooksis silma ja oli kõik, et Lõhe. seal polegi rohkem nagu, kui nii nähtu katt on, siis pole midagi teha. Jah. Ja liigume edasi naiste fight'ist. Roman Dolidze siis võitis Anthony Smithi kohtunud ühelse otsusega. Samuti Dolidze läks ka short notice'iga kaalust üles. Light heavy'sse ja võitis punktidega. Jah, see Anthony Smith oli üks, ma ei tea. Aga mõni fighterist ei meeldi, ta on üks nendest, kes mulle üldse hästi meeldib. Salli silma otsaks, ta ainult kaagutab, kuidas ta teeks Pereirale tõmbas kotti. Kuule, sa ei saa Dolidzeski jagu, mida sa kaagutas see üldse? See on hea kellega, Johnny Walkeriga, kui ta fight'ib, see ütleb, you're threatening my family poole fight'i alt, siis Walker ütleb, sassi, mida sa ajad, sooja paned. Ta oli jah, ta luusas käima tõmmata sellega, et kui ta murti kuju sisse, siis ta pani seisu, vaata. Ja siis ta ütles, et sa tead seda lugu, Andri või? Et talle murti kuju sisse, kes ei tea, siis ma räägin story, et tal öösel ärkas, naine ütles, keegi on all. Ta oli mingi, mis mõttes, vaata. Läks alla, vaatas, mingi vend oli sisse murdnud. Siis ta läks selle vennaga madistama, peksis seda venda täiega, seal mingi hull möll käis. Siis see vend umbes karjus maas, enda kedagi appi, siis umbes mitte saanud aru, kas keegi on veel majas või mitte. Siis ta peksis seda venda seal mingi 5 minti, ta ütles, et ma hakkasin praegu väsima, värkis, lõpuks tulid mendid. Ma olin üleni verine, see endale ära pekstud, värkis ärki, kes long story short, üks vend, kellega ta madistas, mingi 7-kilone vend, vaata. Aga see vend oli mingi ainetal, ta oli kukkunud ära ka ja siis... vast see, kes see röövel. Ja, see oli mingi ainetal ja siis Smith rääkis nagu üli inspireerivalt, et alguses ma kuulasin, ma olin mingi päris äge. Aga siis ma hakkasin pärast mõtlema ka, et ta rääkis, et see vend mõtles, ta võitleb elu eest. Ma võitsin oma elu eest, vaata, sa oled mingi sottkilo vend, sa oled mingi 7 kilo, sa oled pro-fighter, sa ei suutnud ära lüüa teda, vaata, ta madistas taga seal mingi 5 minti, kuni vendid tulid lõpuks. Ja siis ta vist proovis ennast käima tõmbata Johnny Walker osta selle sama nagu siis süsteemiga, et sa ohustad mu pere. Walker oli, what the fuck? Mida sa ajad? Walker oli, ma olen desertis, mis sa midagi aru nagu. Et igatahes jah, Smithil minekut ei ole väga, peab jääma vist Vanad on juba. Ma ei tea ka, ikka 36, 37. Ruudud juba. Peab jääma selle kommenteerimise juurde, tundub, sealt see rong hakkab ära minema. Teina ka ütles peale pressi. Lalliga koos seal las tegelevad selle kommenteerimisega. Conor tegi nii maa, see ei saa olla. Igatahes, jaa, Dolidze võttis oma. Grusiin või? Grusiin, jah. Kõva. Jah, ja mõjaks mees tuligi Gruusiast, tuli ja tegi seal trenni, tuli ja siis öeldi, et tahad fightidest davai, et tegelikult ju algne fight oli hoopis Khalil Roundtree versus see Carlo Sulberg. Lõpuks said mõlemad vigastada. Ei, keegi siis oli Ulberg ja Smith ja siis ja lõpuks Ulberg, oli Smith ja Dolidze. Aga enne Khalil Roundtree'd oli tegelikult keegi, enne Ulbergi oli keegi veel. See oli nii palju vahetusi ju. Enne Ulbert oli Round, ei. Kui ma pidin, see oli 100 vahetust oli enne. Igatahes, see selleks. Co-main oli siis Diego Lopez, Brian Ortega, aga lõpuks samal päeval siis fighti peal 4 tundi enne fighti võttis vastu hoopis Dan Ige või mees, kellel võiks ka Eesti nimel Dan Ige. Dan Ige. Võttis selle fighti vastu ja pidas kõik 3 raundi vastu ja andis isegi tutsu ja väga päris hea fight oli, mulle meeldis. Väga, Dan Ige oli väga hea, Lopez pidi ikka
pingutama kõvasti, no viimasel fight ikka maha, tšitsi kasutama kõike, et Iige oli püsti väga terav. Seal on ka see, et kui sa tuled 4 tundi enne, miks üldse võimalik oli, miks pole varem asja juhtunud, oli sellepärast, et Dan Iige oli teinud juba kõik vajalikud paberid ära, et fightida, tal peaks olema 6 aega hiljem, oleks pidanud tal muidu fight olema. Seega ta oli kõik commissionid, tal saanud kõik load, värgid, särgid ja sellepärast, et fight sai ainult toimuda. Mees tuligi siis massaaži laua pealt. Jõkker ikka massaasist otse lihtsalt tahad. Helistad, tahad, ütles naisele, kuule käin ruttu ära. Pani 303 fighti. Tal oli mingi reels ka, mingi nali oli, et oli massaažis, pakuti happy endingut tahada, et davai fightile. No, kas happy ending või fightile on? Pean praegu seekord fightile minema. Ja Ortega ju oli tegelikult juba kaalumise eelsel päeval palavikus ja sai kaalu kätte ja siis järgmine päevaga see ikkagi ei saanud kaalu kätte. Ei saanud. Seal oligi see, et Diego Lopez lõpuks kaalus 3 korda, astus kaalule. See oli see, et tegelikult pidi olema fight featherweight kaalus, siis 145 poundi, siis Lopezale helistati öösel kell 4, kuule, Ortega ei saa kaalu. Fight on 155 poundi, siis Lopez ärkas üles, jõi vett, tõmbas kaalu veits ülesse, hommikul astus kaalule, oli 150, 151 või midagi siukest. Siis kaalus ära, Savi ütles, mul pohku, ma fightin nii või naa, teeme ära. Siis sama ongi fighti päeval öeldi, Ortega on väljas, kas tahad fightida Iigega 165 poundi, ütles, davai pohku, teeme ära. Astus kaalul 161 poundi, 4 poundi jälle all. Ja fightis ja võitis, et Lopez ikka väga ja nii vena tema tuli ka ju lüüks ette teatamisega. Nii et jõhker gangster. Lopez on väga hea, tahaks nüüd näha, muidugi oleks tahta Ortegaga näha, mõlemad on jitsi täielikud masterclassid, aga nüüd kindlasti kellegi top 3. Movsar, Evlojev rematch. Näiteks. See oleks aus, sest et Evlojev tegi korra Lopezega, Lopez tuli ka nädalas ette teatamisega, tõmbas Evlojevi põlve puruks lukuga seal lõpus. Täitsa negatiivis oli see põlv, aga Evlojev hambad risti pidas vastu, võitis ja siis saigi, Lopez sai UFC lepingu, nüüd on väga hea olnud, nii et see oleks aus, sest nii vena Evlojevil pole varianti, featherweight on nii vena kinni, Holloway Topuria on põhimõtteliselt lukus, Volk teeb kellegiga lightweightist, kas siis, kes seal jutud olid, Chandler, Poirier, Gaethje, olid mingid variandid seal või Legacy fight. Legacy fight'e teeb põhimõtteliselt. 303 oli see, kus Conor pidi üldse olema. Ja. Jälle Pereira tuli ja tassis. Pereira tassis jälle ära. No mõlemad need paarid, Main ja Go olid ju vahetused. Ja siis ongi, main eventis. Shama tuleb ja tassib välja ja jälle täiesti spektakular. Jiiri istus küll 3 päeva kinnises pimedas toas, aga kahjuks ei aidanud. Ma ei saa üldse aru sellest, et nagu sa oled parima strikingu venna vastu käed all või nagu, ma saan aru, see enda stiil, aga nagu... No ta arvab, et ta tõmbab pea eest ära, aga Shama see aak kuskilt tuleb järsku ja ongi korras. Ei saa aru vahest. Nii ei saa olla. Ei saa aru sellest vahest, mis on ikkagi, mis tase see on, kui sa fightid ikkagi, sa oled ikka kloori 2 kaalu meister olnud, sa oled mingi 80 kiki fighti teinud, nad ei saa aru sellest vahest, strikingu vahest, nad arvavad, see on sama. Vähene. See sa võid trennis teha isegi tippmaailma kickboksiga, aga fight on täiesti erinev. See reaktsioon, mis Shamal on, nagu see on julm, see kogemus on nii rets pluss see power veel, see eessa raundi lõpus kellaga vasak haak tõmbas ta nii lõtuks. Apilt sai püsti üldse. Karjus maas, tule, raund on läbi, kuhu me tuleme. Shama on sammu minema juba. Shama läks juba kurdi espressot võtma, sa oled seal tule. Ja siis see teine raund all. Pime ruum oli tagasi järsku vennad. Tule. No ja muidugi see lõpetusse, see high kick on ju. Kohe teise raundi alguses. No, vaadake seda asja. Korra lihtsalt vaatab, jälgib ja. Jiiri on reageerida, kui see jalavahetus ära käis. Põps! Siin ta oli juba nii uimane ka, see ei jõudnud reageerida. Muideks, soojendusel Pereira tiim nägi klippi, kui Jiiri tegi soojendust ja kui Jiiri blokkis golfkicki, ta lasi käed alla. Ehk siis, kuna Shama teadis, et Jiiri... Vaata nüüd vaatab korra Shamat. Ma ootan sõprana. Ootad autost. Et ja siis te nägid, et jah, Jiiri lasi käed alla, kui ta lõi golfkicki ja Shama lõi algus golfkicki paar tükki ja nägid käed alla, high kick ülesse kohe. See näitab nii jõkrad seda IQ-d, sama ju oli ju selle, kellega ta tegi see eelmine, kelle ta ära lõi.
Jamal Hill. Jamal Hill, jah. Jamal Hill ütles ju, et Samamoodi kui me ju- kohtume Shamaga, siis asjad on teistpidi. Ja siis UFC seal kontoris said kokku ja siis Jamal sulle sain kätte. Küsis autogrammi jälle. Särgi peal äkki saab midagi. Hea Ma ei tea, see on maha Mart ikka. Ei, see on piiliks tipp ikka. No tal oli näha, et tal oli see Shama oli nii peas kinni, et ta Oi, tegelikult oi. kartiski, et... No see, kui ta seal juba puuris 300 murdis seda Ja, noolt noolt. ära rahune maha, seisa oma nurgas, mida sa tõmbled sinna. Shamal täis savi, kas sa murad või mitte. No. Et noh, ja nüüd järgmine siis Shamal räägitakse, et on Ankalaev. Ankalaev võtab kõvasti sõna, et ära isegi näe vaeva maalduskaitsega, ma tulen stand-in bängidega. Ma tahaks huviga näha seda. Ma tahaks huviga kõik näha. teevad seda sama asja, miks nad ei ürita maadelda? See on vajadus isegi isi tõestada. sai hakkama maadlusega. See on vajadus tõestada ja see teistpidi on see ja paljudel kickboksijad on vajadus tõestada, et nad oskavad maadelda. See on kõige, nagu ma olen kõigile öelnud, et nagu mind isegi huvita. Mõni vend näitas mulle, just eile olime ka sparrimas, üks vend ütles mulle, kuule hea, et see umbes hea, kui lähed single leegi, hea kaitse see, et viid teise venna maha, mis mind ei huvita. See, nagu. Kaitse ära, matsu mind ei koti isegi. Jaa, Ma tahan püsti Nagu- saada molli anda, see on minu tugevus. Mind ei huvita maadlus nagu. Kui ma ära kaitsen, siis ma annan sulle matsu kõik nagu. Nojah, eks see on müügiartikkel, vaata, kui sa paugud seal ette, et kuule, et davai, ma nüüd tulen ja hakkan püsti panema. Võib-olla see ongi lihtsalt puhas manipulatsioon No ja mina teeb arvasin, kämbi et Hill- täiesti tuleb puuri maadlus müts peal. Ja juba kõrvad. ma arvasin, et Hill ka tegelikult manipuleerib, et ta tuleb, räägib samamoodi, et ta tahab püsti teha, aga siis hakkab maadlema. See ei ole isegi võimalik. Mees on 2-kordne kaalumeisterna. No ja siis selle teemaga seoses Karl tõmbab ette selle siis Artem Vahitovi siis endise Glory Light heavyweight championi kaagutab, et tema oli viimane mees, kes Pereirat võitis, aga ta unustab ära ka seda, et see oli Pereira viimane fight Glory's üleüldse. Ma arvan, et tal oli juba pohhu siis. Ja ma vaatasin seda fighti, ma vaatan väga hästi, see ei olnud see, et Vahitov oleks midagi loputanud seal. Üks fight enne seda, Pereira võttis Vahitovi tiitli ära, siis sai Vahitov kohe rematchi. Väga 50-50 fight, Pereira Minu arust olid mõlemad. Essa isegi, kui ma mäletan õigesti, me vaatasime veel Mesi juures seda koos mingi satsiga. Ma ei tea, mulle küll tundus, et isegi Essa võitis selle Vahitov ära nagu. Et kuidagi nagu kergelt anti see Pereira. No võib-olla ma tol hetkel, jah, aga ma mäletan kuidagi, et no jah, veits kontroversial oli. Teed ta MMA-d siis praegu nüüd see? ei no nüüd ta on teinud, ta on 2-3 MMA fighti, ta on 2-1 rekordiga, ainult kaotud öelda sellepärast, et ta lõi oma õleliigasest välja. Nüüd ta siis treenib USA's, on praegu Killcliff tiimis Henry Hoofti all ja mingid klipid olid seal, et Henrik ja Hudo on ta MMA treener nüüd, et no igal juhul. Klassik on ju see, et kellel pelt on õlal, siis selle poole tulebki ju kõige rohkem seda, ma ei tea, noh. Eks ta ikka kaotab, ta peab kuidagi pilti saama, ta peab kuidagi müüma. Ta peab UFC-le tekitama vajaduse ennast saada sinna, nagu tegelikult ka Pereira tegi Adesanyaga. Et aga ma ütlen. Aga miks ta ütleb, et ta on viimane, kes teda võitis, kui isi lõi ka laiali? Ei, ta kickboksis. Ta ütleb kickboksis ainult. Aga kui Pereirat õiesti, ma saan enne öelda, ta ütleski, et see oli ta viimane fight ja tema arvab, et Glory tahtnud anda talle võitu, sest ta oleks tiitliga ära läinud. Ja see fight oli väga 50-50, nii et kes tahab vaadake järgi igal juhul. Väga äge oleks, kui tuleb siuke striker nagu UFC-sse, aga Shama on ja Shama. samas me leidsime ju nüüd Shama kohta ühe väga ägeda vana pildi, kus siis mees white beldiga tõmbab black beldi turna kinni rahulikult, et ja see on 2018 aasta all on kuupäev kirjas, aasta kirjas ka. 6 aastat tagasi siis 0 põhimõtteliselt, noh, kui sa ikkagi white belt oled ja lähed mustade turnale, ma tegelikult ei saa sest aru, kuidas see võimalik üldse on. Seal võib seal ainuke asi ongi see, et kuna ta on Alex Pereira, ta oli kõigile tuntud juba, siis ta ei lastud, et valgete vöö. Näiteks nagu kui mina läheksin praegu isegi võistlema Tšitši võistlema, siis ma ei saaks teha valgete vööd, aga ma peaks praegu tegema juba siniste või lilladega samamoodi, sest mul on pro-matšid all juba. Sellepärast, nii et võib-olla oli see põhjus, võib-olla tal on nii pohku lihtsalt. Oota, aga mingid turnad on ju see, kus ei ole vahet, mis vöös oled. Open class, võib-olla tegigi seal. Aga noh. Seal ei ole kaalu ka selles. Et siis nüüd nagu öelda, et ta nagu jiu-jitsu game on kef, siis tegelikult sa ei saa seda öelda. No nüüd ta on ju Tšitši must vöö, talle anti, aga no kas see õige on, aga igal juhul. Kõva vend ta on ja ikkagi Vahitov võib kaotada, mis tahab, aga reaalsus on see, et sa pead enne kadalipust läbi pääsema ikkagi. Ja seal light heavyweights on kõike suured poisid ees. Enne kui ta jõuab Pereirani on seal
teised Khalil Roundtree'd kõik ootavad järjest, nii et ega see ei ole nii lihtne, et ta seal ma arvan, et tema kõige reaalsem variant on see, et ta 2-1 rekordiga, ma arvan, et ta peab tegema kellegi nimekaga esiteks väljaspool UFC-d või ta saab Contender Series'i võimaluse ja seal on kõik tugevad, nii et huvitav. Mina tahan Pereira Jonesi, palun. No, see Jonesi parim enne on nagu täiesti ju juuksekarva küljes juba sinna. No kurat, Jonesi vastu on alati raske pettida, no ma ei tea. Obviously, jah. Selles nagu, mõttes ta tuli selle kuradi Keini vastu ja lihtsalt kägistas ta püsti ära. Kui Pereira ei taba ruttu, siis ma arvan, et seal on ikka väga kiire see maadlusolukord. Ma ei tea, ma lihtsalt ei näe, et Jonesi vastu keegi saab. Tom Aspinall ainult. Ta ütles ka, et viin su maha ja muudan su näo ära vaatavana ja. Seal võibki olla tabelleegi, hakkab oma neid pikkasi helpse laduma lihtsalt, vaata kunagi oli tavaline see close card on ja sealt lihtsalt pani neid üle. Mõtle, kui suur Jones on tegelikult. See öelda, et okei, Pereira on suur, aga öelda, et tegelikult mõelge nüüd, tegelikult ei ole ikka. Mis see Pereira on tavakaalus 220 poundi, Jones on 260 poundi. 265. No jah, aga ikkagi maadlusolukordades see on ikka julm. Aga ei. Pereira väärib 110%, andke see võimalus julm. See pilt oli ka, et kes nii-öelda hungry nagu career times, vaata, kus Conor oli sama aktiivne või isegi paar päeva oli seal vähem, kus ta tegi ka 4 fighti mingi 1 aastaga ja lammutas kõik ära ja et pandi need 2 statsi kõrvale, et päris äge. Tuleb olla aktiivne, no kindlalt. Ei, aga kõige aega on see, et ta ei ole lihtsalt aktiivne, vaid ta on championina aktiivne. Kui sa tuled 2,5 nädalat enne eventi tuleb sulle pakkumine ja sa kaitsed oma tiitlit. No ma arvan, et ta on üks ainukeste champion, kes on nõus tegema seda. Ma ei usu, et väga paljud keegi tegema nõus on seda. Ta on ikkagi selle mõttes, see kickboxi mindset on ikka, ta on nii jõhker. Äkki, kui ma praegu niimoodi hakkasin mõtlema korra, äkki mingi Frankie Edgar või keegi oli ka siuke, kes võttis kõik vastu suuta, aga mitte muidugi 2,5 nädalasid ja siukseid, et siukest pole kindlasti. See on ikka julm. No see näitab tuhhi. Ta vist ütles kuskil ka, et ma olen 37 juba, et ma pean praegu aktiivne olema, et seda sama tuhhi nagu hoida, vaata, et kui ma siin korra kurdi jalad lauale panen, siis seesama vibe ja energia ja kõik see nagu lihtsalt vaibub nagu. Ja nägin just ka seda, et ta ütles Joshua pani tweedi, et Pereira võiks teha boksimatši ja siis Pereira vastas, et ma olen juba päris vana, et mul ei ole aega karjääri ehitada, kellega peaks tegema superfighti. Nii et tegelikult jällegi, ma arvan, et see on suht reaalne, ta kaitseb paar korda veel tiitlit ja teeb hoopis mingi ägeda boksimatši seal kellegiga. Teeb veel viimase money rahad tasku täis ja Ngaanuga boksi taskud rahad Ngaanuga ja Juraks on Ngaanu aga juba mingi 60 aga mis siis Jiiris saab? No Jiiri läheb kaalust alla, räägitakse, läheb middleweighti. Ise ütles siis intervjuus, et ta peab paremaks saama, muidu tal ei ole mõtet fightida. Ütles nii või? Kass peal, ma arvan. Kass oli peal, jah. No jah, eks see ongi see risk, kui sa võtad siukse rematchi suht ruttu, vaata, ühe fighti tegi selle Rakitšiga või? Jah, Rakitšiga tegi fighti 300 ja nüüd ka lühik ette teatamine. Noh, seal nagu, ma räägin, sul võib olla sa võid olla kõva vend istuda seal pimedas toas ilma toiduta ja veeta ja valguseta ja helita ja kõigata 3 päeva. Aga see on mentaalne pool, teine pool on reaalne skills, et kui sul skilli pole, no siis nagu, mitte pole skilli, vale sõna, aga kui sul pole sellisel tasemel nagu Pereira on, siis äkki ta peaks sinna Midiivile MMA-sse minema, kus nad nende full metal nendega mõõkad ja asjadega litivad. See on õige. Võiba tõesti. Tal see samurai mõõk on alas mingu, tehku pulli. Muidugi. Tavai tõmbame UFC-ga joone alla ja siis 6. juulil oli One Fight Night 23, mis siis oli väga äge kaart. Väga bänger kaart. Alustab kohe pulliga, enne kui läheme asjaliku asja juurde. Kas te keegi vaatas seda fighti Reug versus Butcher Ketchup? Kõige nagu made up names lihtsalt nagu Reug ja Butcher Ketchup. Kuule, vaatasin küll. Aga teate seda story seda taga või? Ma vaatasin seda fighti. No mõlemad on siis Senegalist. Kes on Reug? Ta on MMA võitleda ja ta tegid kickboxi fighti oma vahel. Story on selline, mõlemad Senegalis on see Senegali traditsiooniline maadlus on veits teistsugune. Nad panevad põhimõtteliselt nagu suure staadionil mingi ringi keskel, põhimõtteliselt nagu sumolaadne, neil on mingi trüüd seljas, vaata. Butcher Ketchup on siis Senegalis mingi väga populaarne vana, mingi 200 000 jälgijat, tal on päris suur jälgijaskond. Need tulidki ilma passita, et kuule mõelge nimi mulle. Nad mõlemad Senegali maadajad ja neil on omavahel nagu rivaalid on kunagi. Aga Butcher Ketchup pole teinud mitte kunagi ühte kickboxi trenni.
ta pole kunagi löönudki kedagi, ta on ainult maadelnud. Ma ütlen reaalselt, minge kõiki, kes te kuulete, minge vaadake seda fighti. Ta tuli niimoodi ringi esimene sekund. Niimoodi. Aga miks ta on seal? Toodigi sellepärast, et sellega oli money fight. Jah. Ja see oli siin täiega huumor. Mees pole ühtegi kiki fighti teinud, ta pole mitte kunagi kickboksi teinudki elus. Ja tegis reugu ja käis esimene round nokki muidugi. Et igal juhul, täis huumor. Kikiga vist läks isegi. Ma ei mäleta, see oli nii piinlik fight, ma vaatasin, ma mõtlesin, nagu see ei ole või, miks One teeb sükst asja. Teete aastase suurim organisatsioon, te räägite, et ta tuleb selle kanu lasta ja toote reugu ja butcher ketchupi fighti. See ei ole reaalne. Aga müüb ju, me räägime sellest. Ja, täpselt on ju. Aga lähme reaalselt fighti. Mis ma korra tahtsin just vaadata, et see KO ratio või TKO ongi põhimõtteliselt pooleks, et 1, 2, 3, 4, 5 või? 5 jah. 11-st 5 siis on lõpetamine, et no butcher ketchup ja rõu. See ei ole arvesse. See oli enne läbi, kui see algas. Järgmine siis Aleksei Paliko ja Stefan Korodi. Siis S-raundi KO, jah. Paliko siis on ka Venemaa võitleja. Miks ta sai One'i on sellepärast, et ta võitis Tiger Muay Thai tryoutsid eelmine aasta. Oli Tigeri püks oli ära. Ja sellega ta sai siis One'i lepingu ka. Mis see tähendab, et sa võidad Tiger Gym? Tiger Muay Thai. Seal käib siis nagu Gym'i sisene mingi turna või? Põhimõtteliselt jah, sa saad kandideerida. Nad teevad pikalt, nad teinud vanasti, et ülipopulaarne. See tryout see on võitnud Volkanovski kunagi. Ja, et nagu võtavad trenni su sinna. Ja teevadki nagu nädalaajase tryout, nad tõmbavad su täiesti ribadaks. Ja siis põhimõtteliselt lõpus nad valivad mingi paar venda. Leedukas Martinas Jasiunas sai Tiger Muay Thai lepingu. Aga põhimõtteliselt nad võtavad siis hunnik vendasi, treenijad omavahel valivad välja nende arust parimad vennad erinevate testidega seal, pannad omavahel fightima, võita saab lepingu ja nii edasi. Ja siis seal anti vist 3-4 leping nagu treenida aasta aega, aga Paliko võitis siis nagu üleüldse selle kogu süsteemi ja siis tema sai One'i lepingu ka. Ehk siis päris Paliko on minu meelest, mitte minu meelest, vaid ta on kindlasti fightinud Eestis. Ma võin eksida, kas ta on fightinud kas Makejevi või Ott Remmeriga kunagi. Ühega nendest on fightinud või on mõlemaga teinud. Mingi hetk nad tegid siin järjest fight'e, et minu meelest on ta mõlemaga isegi fightinud Paliko. Nii et ka väga pikalt on ja lõpuks sai oma võimaluse tais siis. Ja nüüd on One'is. Kõva. Jah. Järgmisena siis Barbosa või kumma, ma ei saa aru, kumb ennem oli. Barbosa oli enne. Vist oli enne, ja. Barbosa siis suur pikkuse vaheli selles fight'is. Alif on mingi siuke pigem peenike ja hästi siuke pikk ja tegelikult oli väga huvitava stiiliga, et mulle täitsa meeldis ta nagu siuke kuidas ma ütlen, siuke lahtise tai-styliga, pani helpse spinniga, pöörde pealt, middle kick, mingid kõiki asju viskas. Noor poiss ka, mulle väga meeldib see. Hüppega põlved, spinning back heel'id, asjad ja aga siis teises raundis saab Barbosa lähedale ja tabab teda. Ja no Barbosa siukse kakleja stiiliga on lühike, T-Rexi käed, kiire õmblusmasin on. No lähedal on ta hea ja see ongi tema relv, vaata, eks Alif, ma arvan, kaotaski oma selle mängu ära jälle sellega, et lasi ta sinna distantsi sisse. Jah, paar korda tabas päris hästi põlvi ka, aga siis jäi veits magama, aga Barbosa puhul ka, ta tuli ka muideks dopingu bänni alt just, nii et pani ka sterosi. No ma räägin, Everybody's on steroids, nagu Nate Diaz ütles. Nate Diaz on õigus, alati. Neidil on alati õigus, isegi kui siis aru ei saa väga, mis räägida. Siis kui Conori ja Mayweatheri fight oli, siis kui nad seal ringis seal on need show, need pressikaid tegid, vaata siis Mayweatheri need turvad olid seal, vaata. Shut up, you turkey! What are you gonna do? Nate Diaz võitis ju Masvidali just. Jaa, võitis Masvidali ka, jah. Aga need olid ka konkreetselt ka jokid, kuradi käsi oli siukene, vaat maika oli seljas, no mida sa teed selle? Igal juhul Barbosa tõmbas võidu ja on nüüd kaks võitu tal järjest One'is, nii et järgmine kindlasti tuleb tal hea pähkel. Järgmine siis Black Panther võitis. See oli ilus, noh. 3. raundi TKO-ga Ali Saldojevit. Väga äge stiil sellel Black Panther. Väga ilus high-kick. High-kickiga nokki ja ta sai vist isegi 3. seikond kohe alguses pani ühe haagi, taastus ära. Ja siis vist sama raundi lõpus sai veel ühe ja ikaundi ja siis
kolmandas raundis tabas siis niimoodi ajastas seda vasakut high kick'i. Veits siuke Superboni stiil ju. Oli jah. Ja lõi Väga. nagu ikkagi täiesti laiali ära, et Laibaks. see oli, ma arvan, ta sai raudselt premmi või? Sai kindlasti sai. See Mitsubishi Vada. On või? Tatsu Mitsu. Mitsubishi Vada. See on ka välja mõeldud nimi. Ei, ulme. Aga usakas Luke Lessey siis verine fight, no väga verine fight, no. Kaotas kolmanda raundi TKO-ga siis Pampara Koujatele. Jah, Essa round lõi Koujate siis täitsa nagu tuikuma, sai 8 count'i kirja ja siis muutus nagu lohakaks ja üks upper läks läbi ja oligi GG. Näid, kuidas ta taganes nagu. Ja. Oli näha, et tal polnud pilti ees korralikult, et... Fun fact Koujate kohta. Ta on Prantsusmaa võitleja, kes on tegelikult modell. Täiskohaga modell. Seks Jaaman. Frans Jaaman. Ja tegelikult fightinud väga palju IFMAL. Viimasel IFMAL oli just ka Bangkokis kohal, et väga kogenud Tai boksijad on. Tais treenib ka Venom Training Centeris. Et jah, päris huvitav. Luke Lessey nagu üliäge stiil, kus vaadata Instagramis, üliägedat petteid, aga fight'is ta lihtsalt hakkab proolima, kogu aeg kaklema, et vaatab selle ägedat petted ära ja see on ka, aga põhjus on ma arvan selles, et ta lihtsalt pole kogemust. Kui saad tegelikult rekord on 8-1 alles. Tegelikult on olematu profirekord. Ja kes veel ei tea, siis mees oli ennem Kuller. Sai Vani lepingu, elu muutus. Jah, et... 100,000! TPD Kuller. TPD mees oli, jah. Vist paki ära nägi. One kirjutas vist paki üle õla. Pani minema lihtsalt. Gym time. Aga Lessey on kindlasti nagu püsib One'is, kuna One'il on vaja Ameerika fightereid, nii et tal peaks olema mõnda kindlasti rahu majas, kui ta järjest siin kelku ei saa kõvasti. 2 on järjest saanud, on? Ei, võitis ikkagi selle Patsiga poissi võitis ka usakas. Aga enne seda kaotas see, mis oli kõige jõhkeram fight üldse, ne? See oli täiesti mõlemad jälle verised. No talle meeldib veriseks saada vist. Meeldib, tundub küll, no. Aga co-main event siis Nico Carillo, Šotimaa fighter. No seda ma ootsin kõige rohkem. Võitis Saima Petši teise raundi TKO-ga. No jõhker suuruse vahe ju. Carillo oli nagu ikka just to the tits, no. Julm, no. 3 count'i siis... Ma üllatasin, et ta nii üle oli ka, no. Kätega ikka täiesti üle, no kuigi jah, seal mingid asju sai ise ka sisse, aga... Vasak haak oli see, mida ta trillis juba siis kämbi algus saati, et nüüd pani video ülesse sellest, et selles mõttes on see sama, mida ka Michael on nüüd öelnud, et võtadki omal kämbi alguses mingid väga lihtsad kindlad asjad, mida sa teed ja siis kui sa ringi lähed, siis enam sul ei ole seda, et sa mõtled, vaid see lihtsalt on automaatika peal ja selles mõttes seal oli näha ka, aga tõesti, et selle mehe nagu pane ta nüüd Hagerti vastu, siis ta on ju küll nii palju suurem. Ma tahtsin just öelda, et nagu see Hagerti fight mulle üldse ei meeldi. Mulle ei meeldi üldse see Hagerti fight. Et kui tuleks? Tuleb kindlasti, see pole ranti ka. Hagerti teeb Superleckiga ära, kas Superleck versus Carillo. Aga ta ütles ju peale fighti, et ta tahab võitjaga teha nagu. Ei ongi, ma mõtlengi, et Superleck versus Hagerti saab tuleb võitja nii või naa. Ja ma mõtlengi, et näiteks nagu Carillo versus Superleck ei sobi väga Carillole. Aga Hagerti versus Carillo, Hagertile väga kehv fight, ma arvan. No ma ei tea, lihtsalt Carillo see suurus, Hagerti on väga täpne, aga see väike kinnas ja Carillo suurus. Seda näitas ka tegelikult see eelmine vahepealne fight, kus vastane oli jõulisem, ma ei mäleta, kellega ta tegi Looboga ja et tuli Boksis nagu rohkem ja tegelikult oli, korra käis, selles mõttes näitas sisu, et käis korra põlvili, aga tuli välja ja lõi täiesti tuttu vastu, et aga eks Hagerti on ka suurem natuke nüüd ikkagi. Aga Carillo ka tegelikult väga lohakas tegelikult. Kui lööb haaki käsi, tihti siin, ta väga palju rõhub oma powerile, et selle mõttes nagu Superlecki pole kunagi keegi väga vist pikali löönud. Kordagi pole keegi One'is pikali löönud minu meelest, nii et selle mõttes Superlecki oleks hea fight, aga see Superleck tegi Takeeruga ka, tundis ta juba pängimist juba ära, aga jah, Carillo väga, ja mis sa öelda veel, mis mul Carillo puhul väga meeldib, on ta treener JP Gallagher. Noor kutt, kes siis ongi sama vanad Carilloga, ühel hetkel tegid koos trenni, teisel hetkel JP tundus, et tema tase pole seal, astus kõrvale ja hakkas Carillo treeneriks ja on koos kasvanud ja JP on üks mul praegu nagu siuksed lemmikud treenerid noori, keda jälgida, nagu tema ongi see, kes teeb nagu, kes paneb väga palju
just õpib, paneb mingi taktikat paika, värk-särki ja nüüd on seal veel läinud tema juurde veel nagu pro-fighter tegema kämpe. Et hea treener tal on. Kindlasti mõtled mingi väga hea taktika välja nüüd siis kas Superleki või Hägerti vastu, et. Jah, sai siis ka boonuse peale fighti, nagu ikka, karjuti seal jälle 60 tonni või palju, 50 000. No või siuke plekk ikka, millega juba jälle saad rahus tiksuda, no. Jah, sai siis siukse pleki ja siis ta ütleski peale fighti, et soovib Hägertile ja Superlekile palju edu, aga I'm next. Mis on tegelikult õige, ta on rankingus 1. Oi, ta peaks ammu olema juba, ta oleks saama juba varem isegi. Aga ma tahtsid seda superfighti teha selle Hägerti ja Superleki vahel, et Hägert on nii suur superstar juba, et ma natuke kardan seda, et see võib-olla lihtsalt see juba nagu ta on juba natuke ka Rillo puhul ka siuke, ma löön su nokki. Jah, seal tuligi ju kohe see, et teises raundis löön su ära, et hakkasid. Natuke võib-olla liiga isegi nagu võib-olla ülbe, aga eks me näe, varsti on see kohal. Varsti on see kohal, jah. No eks septembris on siis see Superlek ja see Denveri üritus on ja Hägerti, et no kui Superlek võidab, siis Superlek võib panna juba, ma arvan, november uuesti rahulikult. Kui Hägerti võidab, siis enne detsembrit me kindlasti ei näe seda fighti. Hägerti kindlasti on, tundub, et võtab või õige ka. Aasta lõppu Hägerti Garillo super event one. UK-s. Ma arvan, tahavad UK-sse minna sellega. Ma usun, teevad seda üldse Aasiaski. Nad tahavad kindlasti UK-sse minna siukse fightiga. Panna veel see ka sinna ju. Hitman ka. Liam Harrison panna sinna veel. Et see kaart oleks ulmeline. UK-s on siis 1-2 maks kohal kohe. See tuleb kindlalt plaani võtta. No kui see tuleb UK-s, siis ma arvan, et Christian Knowles sebib meile piletid välja küll. Kindlasti, pole early tõmbaks talle kohe peale. Lennupiletid pole ka väga hullud kindlasti. Euroopas on ju odav lennat. Projekti juht maksab. Brexit. Aga tõmbame kokku selle One-iga. Ja liigume edasi. Siis 7. juuli. Jah, 7. juuli siis K1 World Max 70 kilo 8 turniir oli tagasi üle pika aja. Me pikalt rääkisime ka seda, et kes see 8. mees on, Puakav tuli sinna 8. Mainime ära kohe, mehele maksti siis muidugi kõva plek selle eest. $270,000 sai ta siis fighti eest. Ilma selleta, et ta üldse sealt kuhugi jõuab või midagi, et ta oli ikkagi ja Jaapanis toimus. Puakav on ju endine champion ka. Kahekordne just. See oli müügiartikkel kohe seal. Seal oli nägin ka mingi klippi, kui Puakav tuli Stojan, see oligi Puakavi esimene vastane Stojan Koprivlenski ja nägin, kuidas ta tuli sinna nagu ringis, tehti põhimõtteliselt nagu tagatubadest nagu tavai rahvad laiali, siis Puakav jalut läbi, isa on kodus. Täielik, et jah, aga pidi vastu võtma siis kohtunik ühes otsusega kaotuse Puakav Stojan Koprivlenski vastu. Stojan lõi ta veel korraga 8 counti. Mingi haigik läks läbi, on ju? Jah, Stojanil väga head jalad on. Et jah, muidu isegi suhteliselt võrdne fight, esimesed 2 raundi, aga jah, 8 count nagu määras ära selle. Puakavi see style ikkagi on middle kick täna, vaata. Või siiani selles aga 40, see teravus, see kiirus hakkab veits kaduma. Ei ole enam, ma ei tea, uskumatu üldse, et ta siis, kui ta neid bambusid ja banaanipuid seal puruks peksis, see Puakav. No Niki Holsken versus Puakavi fight K1 World Maxin nagu jõhker fight. 2010 või 11 või 12. Siis, kui meie alustasime, siis me vaatasime ikkagi, ma arvan kindlasti Puakavilt väga palju inspiratsiooni, kuidas midelit lüüa või üldse low kicki toorelt lihtsalt läbi jalga, et on see plokk ees või mitte lihtsalt ta-on. Ja siis pärast fight tead mingi, tere, võib-olla ei peaks nii toorelt panema. See on hea lugu, kui Fight Nightil või kus sa olid, sa ütlesid mulle enne fight, et ma olen pannud tal nii kõvasti low kicki, et ükskõik kui valus mul on, aga tal on raudselt valusam. Ei, pärast oli pind luu pooleks. Ma ütlesingi sellise lause, et mul oli niimoodi, et mul oli Keilas fight ühe Vova Ljubmitseviga ja obviously jälle mingi kaalumis polnud mingi blablabla. 10 kilo oli seal isegi. Ja siis oligi see, et ma läksin, Kevin tegi mulle nagu gameplani, et nagu kuna tema on boksi põhjaga, et siis lähme lööme tal jala ära. Ta sai fighti jooksul reaalselt, ma arvan, mingi 80 low kicki, see on kuskil YouTube'ist leitav isegi, lugesin kunagi üle. Ja ei läinud jalg ära ja siis oligi see, et pärast seda fighti nagu veits, et nagu oskan boksida ka, et nagu mäletad trennis nagu panid, siis jumala hästi, et hakkame, et ma ei ole nagu ainult low kicki ja et nagu hakkan nagu boksima ka ja siis oligi see, et nagu, et enne fighti ütlesingi, et ma veel ütlesin sööks lause, ma nii kahetsen seda, et ma löön kas või endal jala puruks ja ma löön tal rohkem. Ja, vot täpselt. Ja see asi juhtuski, lõin SS raundis blokki Martinase vastu ja
aga ma fightsin lõpuni, ma lihtsalt kohe peale lihtsalt raundi läksin nurka, ütlesin Mirksile, et kuule, tere jalaga midagi. Siis ta ütleb, et ei tohi mõelda selle, ma ütlen, ma tean ja vaata, läheb pohhu, ma tegin fighti lõpuni ja võitsin selles mõttes oli äge. Ja siis cool story oli veel see, et ma läksin kohe peal fighti sinna samma Kalevi spordiala kõrval traumapunkti ja siis tehti jalast pilti. Mul oli jalg nii paistes, et nagu sääre pealt siit nahk läikis nagu. Oi, see on hea. Kuni alla välja kõik, jalg oli alt balloon ja oli pealt balloon. Ja siis tegid must pilti, ütlesid, et tundub, et on kõik korras, pae külma peale, läheb üle. Siis ma jalutasin selle jalaga veel nädal aega. Me käisime kuskil trippimas ringi. Ühest keile otsast teise niimoodi, et väljas oli mingi jäämaas ja ma olin mingi vahepeal mingi libast. No ikka crazy. Ükski öö magada ei saanud, siis ma läksin 5 või 6 päeva hiljem läksin uuesti traumapunkti Mustamäele. Esiteks jõudsin kohale. Andsin oma andmed asjad, siis sain sõimata, et mida sa raiskad meil aega, meil on siin nii palju tööd, sa alles käisid, ma ütlesin, aga tehke nüüd tervest jalast pilt, siis räägime uuesti, siis tegid tervest jalast pildi, ütlesid, kuule on jah, pindluu on katki ja vabandust, hakkasid seal tutu, tule nüüd edasi ja oli ülitoredad olid järskuna. Siis pandi jalg kipsi ja siis oli üldse boksist vähe pikem paus ja siuke raske aeg endal ka, aga jah, see loo jätkuks siis Paakav oli inspiratsiooniks, et panna täiega low kicki. Aga läheme turnaga edasi. Jah, väike veel siin lisa selle Stojani juurde, et tegelikult Stojan Koprivlenski oli siis viimase hetke lisa, sest tegelikult hiinlane Ouyang Feng sai vigastada. See, kellega Pascal fightis. Ja tegelikult oli turniiri favoriit. Ja keegi tahtnud temaga teha, kõik turniiris läks teise poole bracketit temast, aga sai vigastada, siis tuligi Stojan asemele ja siis Stojan võitis esimeses voorus Poakavi, siis brasiiliane Tengue Silva võitis Hollandi võitjat Daril Verdonki kohtunik ühes otsusega. Venelane Viktor Akimov võitis Romano Pakbordi KO-ga teises raundis ja Kasper Musinski võitis Shora Kopjani kohtunik ühes otsusega ja XXL Shora või? XXL Shora, jah. Et kindlasti see oli siuke hea üllatus, aga jällegi, kes nägi fighti või vaatab järgi, et siis jällegi Kasper Musinski jõhkralt suur, nagu ta oli Shora kõrval väga-väga suur. Et, ja Shora, ma tean, võtab ka mingi 10 kilo fightiks, ei ole ka väike poiss, ehk siis nagu Kasper Musinski oli väga suur poolakas, jõhkralt hea rekordiga, 24-1 või? Päris julm rekord ja veel fun fact on see, et Kasper Musinski võitis siis nagu enne 8 turniga oli need kvalifikatsioonifightid, kes saab turniirile. Siis Kasper Musinski võitis Stojanit ja Stojan kukkus välja, ei saanud turniirile. Ja Stojan tuli back-up fighterina. Jep, ja siis poolfinaalis Stojan võitis kohtunik ühes otsusega Tengue Silvat. Väga jõhker andmine, see oli 3 raundi, väga võrdne. Lõpus tekitas Silvale hea kati. Oota, see, mis korra segan, see event oli Paywalli taga, on ja? Kus sa selle välja võlusid üldse, et sa nägid seda? Thriller.com lehelt sai osta pay-per-view. Okei. Ja siis sealt sai osta pay-per-view, aga mina nägin üldse Jaapani Abema TV-st nägin üldse mina seda. Mis sugemed sul on? Ja ma olen varem ka vaadanud mingid Hiina ja Jaapani üritusi, kickboksi ja siis ma nägin sealt. Kõik striimid leiab üles. Kõik leiab üles, kui vaja on, aga see algas mega varakult hommikul, laps sai varakult üle, siis ma alustasin 8 vaatamist juba, nii et hea lihtne. Ma panin reelside ja shortsidega kokku need tulemused. See Beyond Kickboxing päris hästi kajastab seda. Instaleht või? Ja kajastab väga hästi Jaapanis ja Hiinas toimuvat, nii et sealt on hea jälgida. Ja teine poolfinaal siis? Viktor Akimov võitis Sergio Sanchest. TKO 3. raundis, nagu näete, siis ma ütlesin Kasper Musinski. Oleks pidanud tegelikult olema poolfinaalis Akimovi vastu, aga Musinski vigastas oma kätt Shora vastu ja ei läingi poolfinaali edasi ja siis reserve fighti võitja Sergio Sanchez, hispaanlane, siis tuli asemele ja kaotas 3. raundis TKO-ga. Millega? Löödi põlvele low kicki ja lõi sealt ära. Pahandus. Ja finaalis siis asendusfighter Stojan Koprivlenski loputas Viktor Akimovit kiiresti. S-round, KO. 3 tükki korra, 3 knockdowni järjest ja oligi läbi, et ja Stojan on siis nüüd uus 70 kilo K1 World Maxi champion. Korra arutasime ka grupis, et mis see auhinna raha või mis sellega kaasnes? Auhinna raha ma ei teagi, ei olnud otseselt, aga oligi tiitlivöö.
nii ja nüüd siis hakkab kaitsma või see ta hakkab peaks olema, minu meelest peaks tegema Young Fengi vastu nüüd, minu meelest. Young Feng peaks olema champion tegelikult, nagu päriselt champion. Tõi. Nii et vist, aga Stojanil ka see tegelikult ei ole lihtsad ajad olnud, on ju, kaotas seal eelmatšis, on ju, Poolaka vastu, nagu ma ütlesin, kaotas ka Gloris Dijani vastu ja järjest on saanud ka siin matši kotti, nüüd läks hästi. Et ei tea, kas võib-olla vahepeal mingi motivatsioonikriis või mis iganes, et kunagi ei tea. Kickbox on siuke, fightid tihti, juhtub palju. Paratamatu. Nii on. Jääme siis ootama, seda tahaks näha küll. Ja. No nüüd, kui Jaapan tagasi on ka ja Glory 70 kilo kinni on, siis seal tegelikult võib päris huvitavaid liikumisi olema, ma arvan, et kus need kõik fightad lähevad, kõik ei saa kaalust üles minna, kõik ei saa kaalust alla minna, nii et seal põnevaid muid asju tuleb, me oleme vist korra rääkinud ka, et 65 kilo tuleb kvalifikatsiooniturniirid tulevad siis seal Raisis või kuskil toimub vist 65 kilo Grand Prix, nii et põnevad ajad. Äkki läheb Aasia uuesti huugama kõvasti. Miks mitte? No see on uusi superstaare vaja, nagu täna vaata tol ajal ikkagi see kuldajastul oli ikkagi põhimõtteliselt 8 meie turniiril ikka kõik olid ju mingis regioonis superstaarid. Hollandi poisid olid, on ju, seal oli seda segu, jah. Oli, jah. Et on alati. Kishenkod ja kõik muud jutud. Legendaarne. Aga räägime, mis on tulemas. 20. juulil on siis väga äge Glory-kaart. Mitu head fighti peafaidis Semeler Bestati. Dijani läheb siis kaalust üles esimest korda. Kaitses oma tiitlit viimati Enrico Keeli vastu ja... No see oli igav fight. Ja täpselt. Masterclass lihtsalt. Ja läheb kaalus üles, aga ma segan korra. Et lähevad kaalus üles, aga Bestati on ikka favoriit. Ja, no jah, sest et Semeler tuleb siis kaotuse pealt, kaotas tiitli Chico Kvasi vastu ja tuleb selle pealt, et esimene üle pika aja, üle 5 aasta, ma olen esimene kaotus Semeleril, nii et süke teine fight kohe otsa, süke hea pähkel. Aga see ei ole tiitli peale, on ju? Ei ole, sest ja kui nüüd Bestati võtab selle ära, ta saab Chicoga teha prolli. Seal ei ole muud varianti. Aga ma ütlen ausalt, no see nagu Bestati versus Chico, oletame ruttame ette, et võtab Semeleri ära. No ma ei tea, Bestati raam lihtsalt, ma arvan, vajab veits aega, et ehitada üles nagu natuke suuremaks on ju. 7 kilo peale. Sa ei saa olla, sa võid olema 83 miinimum ikka. No nüüd me näeme, milline ta on. Võib-olla on maasalt kasvanud. Oled näinud Instagramist kuskilt mingid videod? Ikka, muidugi. Midagi olen, aga suht sama nagu. Suht sama, aga eks ta ole suur superstar, seal tegi Venumiga diili just ja päris nagu suur superstar ta on seal kaitsnud tiitlit. Ma lootsin pigem, et läheb äkki ikka Jaapanisse. Ma pigem lootsin seda ikka. See oleks palju ägedam olnud. Ma arvan, 70 kilo on tema kaal, ma arvan, et 7 on liiga palju tema jaoks. No vaatame. Ja siis me näeme. Aga teisi häid fighte veel, siis Pets, kellest siin ennem korra juttu oli, siis Glory Pets. Kat Mukao. Mis see, Haraguchi või? Haraguchi kohta, ma ei tea midagi. Kento Haraguchi on siis Jaapani fighter, on Raisi champion. Okei. Ja ei ole üldse halb. Ei ole üldse halb. Kento Haraguchi väga hea. On teinud ka Glory's nagu... Järgmine Tekkeni karakter. Kõik need Jaapani vennad on seal tulevad. Ja ta on teinud ka varem Glory nagu selle koostöös Raisi all on teinud fighte. Ja tõesti väga tugev fighter on. Nii et... Aga Pets on ikka Pets. Petsil on 1,27 kohe ja Haraguchil on 3,4. Aga Tekkeni peale võib panustada. 1,59 Bestatil ja Semeleril 2,2, et ma olen lausa Bestati kohe on päris hea isegi tegelikult ju. Ma ise oleks pannud mingi 1,8, 1,8 mõlemad. 1,7, 1,9 äärmisel juhul, aga et nagu nii suur vahe on. No ma ei tea, minu mõttes on jah, see isegi natuke naljakalt suur vahe. Mina ütleks, et mõned võiks olla seal samal pulgal istuda rahulikult seal poefid, aga minu arust on nimekad nii suur vahe, et Semeler on nii suur. Ma enne paneks Semeleri peale raha underdogina. Ma mõtlengi, et siin on siuksed käärid, et võib-olla proovid isegi Semeleri peal. Sest et ikkagi kaotas tiitli väga näljane, tegi vea, õppis sellest nagu, või eks me näe, kas ta õppis, aga jaa. Järgmine on siis Michael Poapea teeb siis Ulrich Pokeme vastu. Pokeme just hiljuti fightis Donovan Visse vastu tiitli peale, kaotas, väga napp fight jällegi. Ja tuleb andmine. Jah, väga. See Popea väga ägedast. See on, kui ma nüüd ei eksi, peaks olema rematch, sellepärast, et eelmises fightis Popea lõi Pokeme hambad välja. Tal olid need proteesid
tulid välja, läksid talle kurku ja siis ta näitas kohtunikule, nagu hakkas söökima, oksendas välja need või sülitas välja need. Siis ütles kohtunikule, et mu hambad vaata. Ja siis tehti. Ja siis lõpetati fight ära. Aga tegelikult läksid proteesid, läksid kurku ja ütlesid nagu, mis asja vaata nagu. Pane ketti ja lähme edasi. Jah. Eest lõpetati ja nüüd on minu see läks peanud arst ära lõpetama, mitte ringikohtunik, kuid ei tea, et hammas tuli ära, et tal oli vist savi hammastast, see oli nagu need proteesid, tuli ära savi, vaata. Ei ole midagi välja lüüa, savi. Aga nagu... Nüüd läheb ilma edasi. Ongi parem. Kaitse, ei ole vaja. Saadki paremini hingata. Vilistad läbi. Vilistad veel viivasega ära. Aga siis on ka türklane Taifun Oskan, teeb oma kloori debüüdi, welterweight'is uues kaalus, see on catchweight, sorry. See peaks olema äkki 73 kilo. Teeb seal debüüdi siis. Jah, suka ka huvitav seda Amarushi, ma ei tea. Ta on väga hea Maroko võitleja, kes on fightinud igal pool üle maailma samamoodi. Väga kõva fighter ta on. See on võitnud isegi fighter, kes on kloorisse tulnud ja värki, et tõesti hea poiss. Ja Trindade siis, kellele ma viimasel ajal on natuke rohkem kaasa elama. Mulle väga meeldib ta stiil. Ma ju nägin, mitte väga ammu, aga millalgi nägin, et see mees ka ikkagi põlvevigastusest tuli välja ja... Instas saigi põhimõtteliselt kuulsaks sellega, et ta siis osales IFMA turniiril, kus ta siis lõi middle kicki, samal ajal käis põlv alt ja läks puruks. Suust sarnane juhtum nagu Astridil oli Deliigil. Aga selve. Või mis ta oli? Ja kõik puruks. Kõik läks puruks. Ja siis ta põhimõtteliselt... Mis jah? Sidemed? Kõik, mis üldse vist läks puruks. Enam polnud. Polnud, jalga polnud vist. Must koht. Lõmati reis maha, põll lõigti välja, pandi uus põll asemele ja tehti korda. Edaas. Lehta. 3D printer. Doktor Astur tuli. See käibki. Usku mind. Ja siis, nüüd ta on nagu väga hea runni peal. Aga mis ta nagu see, ma ei tea, rahaline võimekus või mis iganes oli sellel hetkel, kui ta see IFMA pauk juhtus? Ta oli juba tegelikult siis juba mingi vend, pigem lambi vend. Täiesti lambi vend. See mitte lambi vend, maailma mõist lambi. Ta ei olnud, ei. Peale seda ta hakkas võistlema, igal pool võttis seal Vako tiitleid ära, Vako Pro tiitleid ära. Aga kaua tal aega läks, et saada uuesti? Paar aastat ikka, ma arvan. 2 aastat kindlasti läks aega, siis ta sai One'i võimaluse ja siis ta sai Gloorisse. Ja nüüd ta on juhke nagu ongi Instagramis on ehitanud üles kõvasti. Et läheb ka aastase runni peale või? Ma tahaks varem. Aga ma ei kiirustu. Ja siis selle fighti veel Miguel Trindade versus Vidales on rank 1, nii et kui Trindade võtab ära, siis ta on kindlasti rank 1 ja on järgmine, kes võistleb Petšiga, sest et väike siuke kickboksi matemaatika teile, proovi kaasas käi minuga nüüd. Trindade fightis viimati Rice'is Chad Collinsi vastu ja Chad Collins võttis mingi üle-eelmisel Rice'il võttis ära Petši tiitli, nii et matemaatika ütleb, et Trindade saab Petši võita. Selge. Ja kusjuures ju Trindade on veits Bestatiga sükse kehaehituse poolest minust veits sarnane, süke pikem ja süke nagu Petsile väga ei sobinud süke pikk vend vastu. Trindade on süke väga huvitav, sükse üleüldse, kui sa vaatad ta fightida väga kõrge IQ fightis, kui ta teeb. Suudab väga ilusti mingid põiked teha, mille saad maksa, sidesteppe teha. Tal on väga head middle kickid, head põlved. Lapade peal, kui Instagramis vaatate, nagu üks parima ja ilusama tehnika vendasega vaadata saab, et mega äge stiil tal on. Kaardil ka väike siis nagu, see on ka vale kaart, on selles mõttes, et Robin Sirik ei fighti tegelikult Kamara vastu, vaid fightib Nikola Todorovitši vastu. Todorovitš asendab Kamarat, kes Kamara sai vigastada. Robin Sirik on teinud ka koos trenni Nikola Todorovitšiga. Seega päris huvitav fight, mõlemad teavad stiile. Ja Todorovitš on ka Glooris ühe fighti teinud. Võitis Akanjit, oli vist prantslane, jah. Pariisi kaardil, nii et nüüd saab uuesti, ma ei tea seda. Nii, Priilimisest tahad ka midagi välja tuua? Ait El Haji on korra teinud ka fighti. Ma tegin teda fightimas Shengil. Päris hea plahvatus stiiliga. Prantslane Morok on ta. Ja Don Snow on nüüd siis Voss Gymist tulnud fighter ka päris okei runni peal. Ait El Haji on väga muskis puffis üle esimese raundide väga tihti ei kesta. Aga esimene raund on alati põnev. Ja rohkem sealt preliimsetega väga välja tuua ei ole.
et no aga siis on ju, räägime Freak Show'st, mis on siis sama õhtu 20 juuli on Jake Paul paneb Mike Perry'ga lõpuks seisu, mis on muidugi koefitsiendid ütlevad juba, et on Jake Paul 1.38, Mike Perry'l 3. no ma arvan, et Mike Perry sai ülekande ära juba Jake'i käest. ma veits lõhnab küll selle järgi, et tahtsite, mis saite. Tahtsite, mis saite? Tahtsite, mis saite. Kivi, paber, turniir käärib. Kuul koos jälle, ühesõnaga rahvas nõudis seda ja nüüd sai seda, aga nagu Michael ütles, siis ilmselt on siin juba settled see asi. Jah, no ei tea. Oodame, et ei ole ikkagi. Boks on see on ju. Võiks olla Pernaka, siis oleks kõik siis oleks Mike Perry koef 1. 1,01. Ja Jake 2,5, aga jah. Tonni saad ühe euri peale. Suuruse vahe on juba nii rets, ma arvan. Seal ju Jake'i teed valmistus Tysonaks, ta puffis ennast kõvasti steroidega üles, ma arvan, et suure vahe on nii suur, et ma arvan, Mike Perry jääb sellega alla juba. Kõik aus on, siis Mike Perry ikkagi boksis, ma arvan, on üle. Kõvasti seda Pernakkelit praegu teinud. No see on nii teistsugune sport. See on nii teine sport, ikka see kinna saab seal nii palju juurde, et ma arvan, et Jake võtab ära, ma arvan, et ta lööb ära Mike Perry. Ma nagu reaalselt. Kõik ju tahame, et ei võtaks. Ei, 100%, aga ma arvan enne jälle nagu Jake ei saa kaotust, kui ta ei tee reaalselt nagu boksi organisatsiooni all, kas VBC siis või mis iganes fight. No see, kellega ta vahepeal tegi, see oli ju full kummik mingi bussijuht. See oligi reaalselt see Uber driver, oligi reaalselt. Oli jah. Kus see välja võluti, mingi viimasel hetk keegi ei teadnudki, järsku oli vennal uus kuradi 2V rekordis kirjas. Mingi täiesti maa all. Vatsaga tuli seal. No ma ei tea. No ehitavad rekordit ja Ja. Eks näha ole. Pärast Freak Show sai. Et siis peale seda, kui õige värk läbi on, saab pulli ka vaadata. Jah, täpselt. Ja nädal hiljem, 28 juuli on UFC London 304. Manchester, I'm very sorry. Peamatsis siis Tom Aspinall versus Curtis Blades. Ja nagu enne korra rääkisime, et siis see on see absurdne, et Tom Aspinall siis kaitseb tiitlit, interim heavyweight tiitli peale. Aga see on ka ju rematch Tanel on ju. Ja see on see rematch, kus Aspinall vigastada sai, vähenas põlve välja, et tore, et teevad uuesti selle fighti, aga Blades ikkagi pole küll ära teeninud mingit interim. Ei tea ka, mis pull see on. Seal on ju need samad Teina vaatas naist ribalda vaid, poh. Tegelikult on ju samamoodi Volkov, Pavlovitš ju, okei, nad nüüd alles tegid, on ju, need meenad on ennem ära teeninud ja on veel mehine. Ma just ennem, kui see, et MVP versus Ian Carey, et kes siis poistele järgmiseks, siis läks jutt nagu üle juba, et siis ta on suht aktiivne siis ju. Mis sa võtab praegu? Teeb ju Thompsoniga. MVP. Michael Venom Page. Ei, see ei ole õige. See ei saa olla õige. Ei ole. See on mingi paak praegu. Ei, see oli äkki... See oli mingi vale pilt. Vana kaart on lihtsalt selle fighti asemel peaks olema... Selle asemel peaks olema Mokajev versus Manel Kape. Jah, täpselt. Peaks olema selle asemel. See on meie praegu paak. Fact check. On. Mokajev ja Kape on kindlasti. Karl tõstis häält, mine vitt. Sorry. Igal juhul jaa, selle mõttes, et see Page versus Thompson. Sa pead ainult sellele vennale saatma, Mr. Data. Päid südame juurde. Ei süvenenud. Laps oli just karjus. Hakkame nüüd algusest uuesti selle Manchesteriga, et main event on ikkagi Leon Edwards versus Belal Muhammad. Ja see Aspinall versus Blades on main event. Siis tuleb Bobby Green versus Paddy Pimblett. Siis tuleb Mokajev versus Manel Kape. Ja siis tuleb Arnold Allen versus Giga Chikadze. Ja vabandan, Bobby Green ei ole mitte Bobby Green, vaid King Green. Peaks olema nüüd. Muutis oma nime ära ametlikult. Ma leidsin selles fightis hea koe ka, või nagu koed veel ei ole, aga Pimblett on underdog ja ma arvan, et ta läheb kindlalt maadlema. Ta ei hakka Bobby Greeniga püsti panema ja ma tahaks seda submissioni koed näha, sest Bobbil on olnud probleeme küll maadlejatega. Aga davai, siis Tanel ütle oma pikid ka, mis sa arvad, kes võidab? Early picks. Leon Edwards, kindel favoriit, kohe on 1,49. Valin kindlalt Leoni. Belal on küll jah, on hea fighter, tal on hea winstreak 10 või 11 või palju tal seal on. Aga Leon on ikkagi Leon. They all doubted me. Headshot, dead. Yeah. Ja co-mainis ikkagi Tom Aspinall on ka kindel favoriit 1,36 kohe, Bladesil 3,15, et Aspinall peaks kindlasti oma ära võtma ja hoidma.
edasi siis panengi Paddy. Submissioniga. Siis panen Mokajev ja siis panen Gikatse. ise suht sama, Edwards muidugi, Aspinal. No äkki läheb Paddy, Hype Train läheb äkki edasi, kuigi no ma ei tea. Kui ta püsti hakkab seal tiksuma, siis ta saab lõuga. Ma millegipärast, ma panen Bobby Greeni. Ma arvan, et seal palju Paddy praegu palju kaalub praegu. Ei, ta on päris okeis vormis isegi on ja ta on päris okeis isegi nagu vormis. Aga Paddyl ka sündisid kaksikud, nii et päris nagu ka ei ole kindlasti lihtne. Aga ma panen Bobby peale. Kindlasti Mokajev on ulme runni peal. Samamoodi oleks minu arust pidanud ju võitlema tiitli peale. No nüüd, kui võidab, siis kindlasti on järgmine tiitli peale. Ja ma panen Giga Chikadze. Giga Chikadze endine Glory võitleja. Arnold küll kodumaal fightib, aga Chikadze on ikka päris. Aga pikk paus, väga pikk paus Chikadzel. Pidi fightima juba ju enne kellegiga ja siis ta rebestas ja kubeme liase. Lõi midagi kikki ja põmm, rebestas kohe ära laksust. Video isegi oleme instastseen juba, ta on ka pika pausi peal, nii et. Okay. Eds, kes sul meinid on? Edwards. No Aspinal. Ma panen, ma ei tea, Paddy on nagu, ta on alati nii nagu open, vaata, ta on väga tihti olnud see, et kui ta shootib nagu viskab lööke, siis ta on nagu, ma ei saagi aru, noh, me oleme sellest varem ka rääkinud ka, et ühe käega lööb, teine on selja taga, võtab hoogu, et nagu sellisel tasemel MMA kindaga sul nii vähe ruumi, et see võib talle kätte maksta, aga jah. Iga fight oodanud, et äkki ta nüüd on lõua alla saanud. Ei saa, fight full nii. Siis ma panengi Bobby peale. Ja Mokajev ja viimast ausalt öeldes ei oskagi välja tuua, et kumb võiks seal tuua koju. Mokajev võiks olema minu meelest nulli rekordiga ka, on ju? Jaa. Võt. Aga kahjuks ajaliselt ei ole meil õnne olnud seekord Inglise evendiga. Tavalist on õhtul kell 10-11 on main card ja nüüd on ta öössel. Saa aru, mis see asja point on, nagu tegelikult Euroopa turg on päris võimas, et nagu ma ei tea nagu no, miks. Võib-olla tõesti, ma ei tea, Taana paneb kuredi numbrid kõrvuti ja seal on ikkagi suur kahvel. Kahju, see oleks tõesti üks ainult kaart, me saaks vaadata nagu õigel ajal ja siis Saudid ja Inglismaa ongi see, mida me saame vaadata normaalsel ajal ei pea. Lähis-Ida ja Euroopa eventidega. Pärkama hommikul vara ja vaatama. Mis muud? Või all-nighter? Kurat, see on toores. All-nighter on toores, jah. Oled seal grillis silmadega. USA 303 ma vaatasin ära. Ärksin 4:30, vaatasin ära. Kui naine ütles, et hakkas möll pihta, siis vaatasime ära. Mulle isegi nagu toimib niimoodi, et mark on mingi 8-9, ma ei pane omal mingid nette asju sisse. Panen oma go 3 käima ja sealt tuleb muidugi tarkused erasi iga natukese ajada. Ma olen leidnud, sa näitsid seda, kust alt seda Englishit saab. Ja, tegelikult nüüd on suude kaartel on kogu aeg. Et saad võtta maha, aine? Ei, ongi nagu teise kogu 3 peal, mingi viimase peal. Saad aru, minust see oli jubala ammu juba, et on 2 channelil ja siis minust nagu iga kord, kui ma nüüd olen üritanud, ma lihtsalt ei leia seda üles. 303 oli English kõigil, mis ma olen suht vaadanud, nüüd suurtel on kõigil. Ma ei ole nüüd andnud võimalust ära rikkuda endal seda jama, et seal mingit kärna pannakse kogu. Igal juhul, mis mulle tegelikult meeldib, kuna vaata UFC ju, ta on ju mingi 5-st mingi 9-ni või mingi siuke 10-ni või mingi siuke aeg, mingi 4 tundi on ja nüüd kui ma ärkan, ma teen mul mõnusad pudru, söögi, värgid, särgid ja ma ei pea neid kuredi vaheasju vaatama, ma vaatan kohe fighti nagu nii hoopis mugav. Ma olen see legendaarne vaatajal, et mulle meeldib vaadata introd ja siis kuidas Joe Roganid asjad analüüsivad seal alguses, siis entrance'id, vahepeal need videoklipid vahele veel, et mulle see show meeldib. Täna on ju see, mis see eestikeelne sõna? Aeg on raha. Fookus liiga lühike, vaata, et ei suuda keskenduda kohe, kui vaja edasi kerida ja me ei viitsi vaadata. ADHD. Sellega on chill, ma arvan. Aga me oleme siis poistega arutasime, et paneme iga episoodi nüüdsest sellest episoodist alates ühe väikse kas meemi video või mingi ägeda naljaka asja. Me oleme siis selleks episoodiks välja valinud sellise Inglismaa võitleja nagu Ben Woolis, kes siis ehitab oma rekordit MMA-s ja väidetavalt oli ka kickboksis palju trikitanud seal oma vastaseid valinud, et paneme selle video peale ja siis räägime natuke juttu juurde.
et kas saa seal sisse zoomida korra või ei saa või? et kes aru ei saanud, siis videot pole väga käima, tahaks seal zoomida, te näeks neid rekordid, korra saaks juurde rääkida seal nagu. et Ben Woolisi enda rekord on 4-0. On ka PFL-is fight'inud nüüd ühe fight'i, tegi 4. fight'i tegi PFL-is. jah. Ja see nagu jah, see teema on ju haige, et esiteks nagu kes on Ben Woolis, mingi vaadake Instagramis, tal on mingi 300-400 000 jälgijat. Väga tuntud mees. Tal on nagu väga äge style, tal on nagu üli clean tehnika, väga nagu dedicated sportlane. Aga mis puutub nagu fightidesse, siis nagu kui võtate tema nagu rekordid lahti, Tapologis, Sherdogis, siis ta on teinud kõik vastased, kelle teinud on nagu pole ühtegi matši võitnud. 0-1, 0-3, 0-4 sükst vastased. Seal oli isegi 0-6. Ja ta esimene vastane oli 0-5 rekordiga. Ta võitis teda suht ruttu mingi submissioniga. Teine vastane oli, oletame, 0-4 samamoodi. Kolmas vastane 0-6. Ja siis ta 4. matši tegi PFL-is sama venna, kelle ta tegi esimese. See vend oli 0-7 sel hetkel ja Tapologi oli tema juurde pannud pildi, et kõik, kes on temaga fightinud, tema matšid ei lähe arvesse, sest ta kaotab meelega fight'e. Ehk saad aru, Ben Woolis on võtnud nagu siuksed vastased, kes nagu, ja ma ei saa kuidas see võimalik on PFL-is, et lased üks asja läbi. 0, näed, siin on näha nagu 0-7, 0-5, 0-1, 0-3. James Starks oli, seal on vale, see Nikolai Ivanovitš ei fightinud, ta vastane oli see James Starks, kes oli sel hetkel 0-7 rekordil. Brother! Et no selles mõttes nagu julm nagu, ma ei saa aru, kuidas lastakse üks asja läbi. Ebareaalne. Jah, väike siuke funny öö siia lõppu. Neid hakkab veel tulema. Kui te tahate neid veel rohkem näha, siis te peate meid subscribe ima, like ima, kommenteerima. Tegelikult üks announcement ka, et eelmine video sai palju kommentaare, väga äge algoritmile see meeldib. Teeme nüüd uue väikse announce'i, keda tahaksid näha meie saates, pane kommentaaridesse. Ja võid ka lihtsalt kirjutada, mis meeldis, mis ei meeldinud. Võtame kriitika vastu, proovime parandada. Kõik on tere tulnud. Teeme lõpusõnad. Keda sa tahaksid? Keda ma tahaks? Ma ei teagi. Hea sõbra. Ma tahaks Jordan Haggertit. Jaa. Kui me läheme nagu sinna, keda tahaksime, siis Leon Edwards võiks tulla vabalt. Aga Leoniga oleks vaja tõlkida alla. Shama võiks tulla. Paabik terve aeg, Shama no Shama. What do you think about fight? Shama. Siis paneb kõigile calf-kicke siin ees ja ongi kõik. Pane mulle 1% igal. 5, 20, siis teeb Plinio Cruz on kõrval. That was 30%. Tum, jalga alt ära. Ta pani ju Daniel Cormierile, kes on endine 2 kaalu tšempion ja sellele pani see low kicki vendel. Täiesti maas. Läheb lobaks. Läheb käest ära. Läheb ära jälle. Tõmbame kokku. Kallis kuulaja vaata, kui sulle see osa meeldis, siis jaga seda enda mõne sõbraga, kellele võiks see samuti huvi pakkuda. Pane meile like, pane kommentaar, subscribe'i kindlasti. Kommenteeri siis, keda tahaksid järgmisena saates näha või siis lihtsalt anna meile konstruktiivset kriitikat või anna kiitust. Pai on alati hea. Et meie tegemistega kursis olla, siis jälgi meid sotsiaalmeedias Instagram. Meil on nüüd Discord channel, mis on juba vist üle 6 aja laivis olnud. Seal saab ka meemide osas kaasa rääkida. Võibolla paneme just sinu laheda meemi video enda saatel naljanurka rubriiki. Lisaks on meil TikTok ja loomulikult siis ka YouTube'is. Selline osa sai täna. Aitäh teile, aitäh Maikel, aitäh Tanel, aitäh Carlito. Näeme varsti. Tšau. Shama.